Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 18. veebruari infotunniga ja nii nagu meil kombeks, kõigepealt palun teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohal on end registreerinud 17 Riigikogu liiget, puudub 84. Ning tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja kultuuriminister Heidy Purga. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ja tervist kõik, kes te jälgite tänast infotundi siin Riigikogu istungisaali rõdudel ning ka sinise ekraani vahendusel. Meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Ja Riigikogu liige, kes on registreerinud, saab võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab selle küsimuse raames üks Riigikogu liige võimaluse esitada ka lisaküsimuse. Ja kokku meil on 12 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on inimeste toimetulek. Martin Helme, palun. Aitäh! No ma taustaks pisut seda Reformierakonna retoorikat võtan lahata. Reformierakonna retoorika on selline, et elu on läinud paremaks, elu on läinud ilusamaks, tegite maksualanduse, inimestele jääb rohkem raha kätte ja majandus kasvab. No tegelikkus on muidugi sellest hoopis kaugel ja siingi tuleb teha nagu tõsine märkus valitsusele ja eriti rahandusministrile, et mindud on Statistikaameti kallale, et statistika oleks valitsusele soodsam. Selle üle on meil Eestis liiga vähe kisa olnud, et Statistikaametit on sunnitud muutma metodoloogiat, mis näitab valitsust paremas valguses. Aga isegi pärast seda, kui Statistikaametit on väänatud, paremaid numbreid näitama, on Eesti jätkuvalt Euroopa kõige kõrgema inflatsiooniga riik ja 5 rikkama hulka saamise asemel oleme me langenud siis kõige madalama ostujõuga riigiks. See tähendab, et madalam ostujõud tähendab seda, et see, mida keskmine palgasaaja Eestis saab oma raha eest, on väiksem kui ükskõik millises teises Euroopa riigis keskmine palgasaaja oma riigis saab. Nüüd keskmine palk on ka probleem. Te räägite meile kogu aeg, kuidas keskmise palgasaajal jääb pärast tulumaksu muudatust 800 eurot aastas rohkem kätte. No see on 66 eurot keskmiselt siis kuus, jah? Ja jätate mainimata, et tegelikult Eestis keskmist palka ju ei saa pooledki inimesed mitte. Mediaanpalka saavad pooled inimesed ja mediaanpalk on väiksem kui keskmine palk, ehk siis see keskmine palk jääb niigi kättesaamatuks rohkem kui 60% Eesti inimestest. Ja nüüd see 800 eurot aastas ehk 66 eurot aastas tegelikult ju kahvatub meie jaanuarikuiste sooja ja elektriarvetega. Olukord on muutunud sedavõrd traagiliseks, et tänase päeva seisuga me siin esmaspäeval rääkisime, et 11 inimest on oma kodus surnuks külmunud, sest neil lihtsalt pole raha, et kütet peale keerata. Tänaseks päevaks on see number 13 peale kerkinud. Mina ikkagi tahaks teada, kui me jätke kõrvale nüüd makronumbrid ja öelge, mida teha inimesel, kellel ei ole raha, et kodu soojaks kütta ja kes sinna ära külmub. Aitäh! Härra peaminister, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea küsija, head kuulajad ja vaatajad. Püüan siis jõudumööda kommenteerida ja vastata nendele küsimustele. Kõigepealt raha kätte ja kõik, mis te rääkisite. Faktina see siiski on tõsi, sest riik alandas maksukoormus eelmisel aastal numbrites oli 36,6%, sellel aastal 35,2%. Inimesele tähendab see seda, keskmise palgaga, see on lihtsalt hea arvestusühik, oleks ta muidu aastas maksnud 1800 eurot rohkem selle Isamaa, sotside ja Keskerakonna astmelise tulumaksu tõttu. Seda esiteks. Teiseks Statistikaamet. Statistikaamet muidugi on sõltumatud. Statistikakorje meetodeid on nad ka ise kirjeldanud
ja ma tean, et meie arvamused lahknevad selles, kui vajalik on ERR või kui sõltumatu ERR on, siis ma siiski juhiks tähelepanu, et seal oli üks lugu, kus seda kenasti lahti kirjeldati, kuidas statistika kogumine käib. Ja minu arusaamist mööda, nagu Statistikaameti juht Lee on nüüd ka öelnud, nad möönavad, et varasematel aastatel on tõesti hinnašokki veidi üle hinnatud. Inflatsiooni on arvestatud suuremaks, see tähendab seda, et kõik muud otsused on ka seda puudutanud. Nii et ehk on hea teada, et võib-olla hinnati seda muret suuremaks, kui ta oli, aga oleks ilmselt olnud lihtsam, kui oleks olnud see info adekvaatsem. Ja see tähendab ka seda, et erinevate statistiliste aluste kogumine peab sellele vastav olema. Nüüd siit edasi. Nüüd, mis te mainisite, et Euroopa Liidu kõige kõrgem inflatsioon. Te peate sealgi andmeid uuendama, sest Eestis on inflatsiooni hinnatõus aeglustumas. Eesti Panki on sellele viidanud, kommertspangad on viidanud, erinevad prognoosijad. Meist on juba Slovakkia, Rumeenia minu mäletamist mööda läinud. Ostujõud paraneb. Nii et ma kahtlustan, et jah, teie sellised väited võib-olla kõik nagu kontrolli enam sellisel kujul ei läbi. Aga jätame need korraks kõrvale. Üldine pilt on majanduses ikkagi selline, et eelmisel aastal majandus pöördus kasvule pärast mitut aastat suhteliselt viletsat olukorda ja oleme ausad, et eks valitsus nii palju, kui ta on saanud, ja me oleme meelega sellega kõvasti vaeva näinud, pingutab selle nimel koos ettevõtjatega, et majandus pöördukski kasvule ja kiiremale kasvule. Ja selleks aastaks prognoosid on 2,5 kuni 3,5. Kõige optimistlikumad prognoosid on Eesti Pangal ja Postimehe toimetusel kuni vist 3,6% kasvuni, ehk siis aasta lõpus näeme, kellele see prognoos kõige lähemale läks. Nii et jah, majandusel ja inimestel hakkab paremini minema. Aitäh. Suur tänu ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. ERR-i sõltumatus nägime me siis, kui Rein Veidemann võeti esimehe kohalt maha peaministri suunise peale. Sellest ei ole meil pärast seda enam mõtet rääkida. Statistikaameti sõltumatus on samati meil küsitav pärast seda, kui otsustati muuta tagantjärgi statistikat siis energiakriisi numbrite osas ja muuta praegu metodoloogiat, et näidata väiksemat inflatsiooni, et Reformierakonnal oleks parem ilutseda. Sellest meil ei ole ka eriti mõtet rääkida ja see teeb kurvaks, sellepärast, et kui meil ei ole adekvaatset statistikat, siis meil puudub juhtimisinfo tegelikult majanduse osas. Nüüd, mis puudutab siis seda üleüldist inflatsiooni statistikat Euroopas, see, et meil on aeglustunud, on ka niisugune manipulatsioon, et aeglustumine tähendab seda, et jätkuvalt on kõrge inflatsioon, mitte lihtsalt nii kõrge, nagu ta oli aasta või kaks tagasi, kui meil aasta inflatsioon oli üle 10%, aga me oleme ikka veel, ka selle aeglustumise puhul, aeglustub ta ka kogu muus Euroopas, sellepärast, et Euroopa majandus on väga halvas seisus. Aga sellest hoolimata, et ka meil on ta aeglustunud, me oleme ikka veel euroala kõige kõrgema inflatsiooniga, sõltuvalt muidugi seda, millist perioodi me vaatame, võib-olla kui me vaatame siin mingit spetsiifilist kuud, siis Slovakkias on meiega võrdne, mõni komakoht kõrgem. Aga ma tahan selle majanduskasvu kohta öelda, et see majanduskasv ei aita inimesi. Eriti seda inimest, kellel ei ole raha lihtsalt, et maksta oma kodus küttearvet ja ta külmubki seal surnuks. Selliseid inimesi ametlikel andmetel on Eestis sellel aastal ehk 1,5 kuu jooksul olnud juba 13 inimest, kes on kodus surnuks külmunud, sest lihtsalt ei ole raha, et kütet sisse lülitada. Rääkimata nendest inimestest, kes lähevad iga päev tühja kõhuga magama, sest lihtsalt ei ole raha, et süüa osta. Et neid see majanduse kasv ei aita, eriti arvestades seda, et see majanduskasv on ju tegelikult ebaühtlane, see on makromajanduskasv, kus need inimesed, kes maksavad ära oma 800 eurost elektriarvet, maksavad ju selle raha elektrifirmadele või elektribörsile ja need saavad jube suure tulu ja see tulu tõepoolest kajastub SKP kasvus. Aga tegelikult on inimesed vaesemad. Et mida te ütlete nendele inimestele, kes on maksnud ennast nii vaeseks, et neil ei ole süüa ega kütta võimalik kodus, neid ei huvita see majanduskasvu jutt ju. Aitäh. Enne kui te vastate, härra peaminister, et ma tuletan kõigile Riigikogu liikmetele meelde, et küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Härra peaminister, palun. Ja tänan. Õnneks vastajal siin see ajanäidika jookseb, Riigikogu liikmetele vist seda nii lahkelt pole jagatud, et seetõttu see 2 minuti sisse need väited ära ei mahugi. Mul õnneks jookseb siin ilusti, ma saan vaadata. Nüüd, jah,
see, mida te ka enne mainisite, et mul on kahju, et te kasutate sellist traagilist statistikat nagu inimeste külmumised oma esimeses küsimuses väite esitamiseks. Näiteks 2003. aastast on seda statistikat kogutud. 20 aasta eest rääkisime, et oli circa 150-160 külmumissurma aastas, siis tänaseks on selliste surmade osakaal mõnikümmend juhtumit aastas. 2025. aastal oli kokku 34 külmumissurma, 7 naist, 27 meest ja kindlasti iga juhtum on traagiline. Nii et jah, te üritate seda kuidagi panna elektriarvete konteksti, kahjuks see ei päde. Meil ei ole ka infot selle kohta, kus täpselt midagi aset leidis. Seda esiteks. Teiseks, selleks, et inimesed saaksid toime, on erinevad mehhanismid ka olemas. Ma olen ka varem kirjeldanud siin. Toimetuleku toetus võtab arvesse nii eluasemekulusid, küttekulusid, kõike muud. See on tõusnud. Seda tuleb tõsta veel. Ma eelmisel aastal ütlesin, et me tõstame toimetuleku toetust. Ja olen juba siin ka korduvalt teie kolleegidele siin mitmel korral öelnud, et ilmselt tuleb seda ka järgmisel aastal teha. Nii et, või selle eelarvega järgmisel aastal teha, nii et igal juhul neid samme tuleb astuda. Inflatsiooni langemine, te ütlete, et kuidagi ei rõõmusta, mina väidan ikkagi, et rõõmustab, et kui hinnatõus allapoole vajub ja hinnatõus on allapoole vajuma hakanud, hinnanguliselt hinnatakse umbes sinna 3% kanti, kui on mõnel aastal olnud 19, mõnel aastal 9, eelmisel aastal jäi 5 alla ehk ennustati 5-6, siis igal juhul see teeb kõigil inimestel toimetamise lihtsamaks. Te ütlete, et majanduskasv ei lähe inimesele korda, et see ei puuduta teda. Ma väidan ikkagi, et puudutab, et kui majanduses on lihtsamad ajad, siis läbi jõukuse kasvu läheb meil kõigil paremini, kui meie tööl on kõrgem väärtus, on rohkem töökohti, on rohkem lisandväärtus, siis tegelikult kõigil läheb paremini, saab teha ka investeeringuid, ettevõtjatel läheb paremini. Nii et seetõttu jah, ma arvan, et need teie väited on veidi sellised, kuidas ma ütlen, poliitiliste prillide kaudu vaadatud, et ei maksa nii pahatahtlik olla. Ja energeetika poolelt ütlen nii, et see on ligikaudne hinnang, täpselt numbrit meil ei ole, aga umbes 70% inimestest on tänaseks võtnud fikspaketi, nii et aastatagusest olukorrast me oleme ka hoopis teises kohas. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Rain Epler, palun. Jaa, aitäh. No ma kõigepealt ütlen, et te ikkagi olete täbar peaminister selles mõttes, et kui siin vaadata varasemaid aegu Eestis, siis on olnud juttu sellest, et väike ja dünaamiline majandus ja on olnud sihid ja on püritud edetabilites etteotsa. Et nüüd te tulete siin närima sellise asja kallal, et kui me vaatame euroala inflatsiooni, siis tõesti euroalal Slovakkial on meist veidi kõrgem inflatsioon, teistel on selgelt madalam inflatsioon. Kui me vaatame majanduskasvu Euroopas, siis Eesti on sõltuvalt kas vaadata aastavõrdlus või kvartalivõrdluses viimane või siis seal viimaste hulgas. Ja siis teie tulete siia rääkima sellest, kui hästi kõik on. Aga tegelikult, kui me vaatame, kuidas on dünaamika olnud, võtame siin kas 23. aastast või võtame, ütleme, 21. aastast alates, kui Reformierakond riigi juhtimise üle võttis, siis sellest ajast alates on kehvemaks läinud. Alguses siin teie eelkäija ja teie ise pareerisite seda jutuga, et sõda on. Aga eks te nüüd olete lõpuks aru saanud, et see sõja mõju Lätis, Leedus ja mujalgi Euroopas, Poolas on ju sama nagu siin, et ütleme, vähemasti selle jutu te olete ära jätnud. Ja ma olen siin oma kõnedes viimastel nädalatel ka seda tegelikult maininud, et kui te niikuinii juba olete selliseks nukraks muutunud ja sellise morni näoga käite musta valgeks rääkimas, aga tegelikult häid uudiseid ei ole, et eks te saate ju ise aru, et see peaministri karjäär nüüd lõpeb lähiajal, siin ütleme aastake on võib-olla jäänud, et haarake härjal sarvist, saite peaministri olla, tehke nüüd siin lõpusirgel mõni hea otsus ka, et inimestel paremaks läheks. Et mis te arvate sellest ettepanekust? Aitäh! Aitäh! No milline suurepärane idee. Need teie kõned muidugi, ma arvan, et saate teiegi sellest anda välja kunagi hilisemalt raamatus ja saab olema kaunis õhuke, aga ehk saate sinna midagi ühte-teist panna. Nüüd tulles nende heade uudiste juurde, et ma vastasin
teie kolleegide küsimustele, aga kui te tahate, et ma räägin headest uudistest, ma hea meelega räägin headest uudistest, pole küsimust. Kui me vaatame viimast paari aastat Eestis, on olnud päris keerulised ajad ja oleme ausad, ega ongi olnud päris palju seotud sellega, milline on julgeolekupilt, kuidas on inimeste kindlustunne olnud, siis tänaseks on väga palju asju muutunud ja muutunud paremaks. Tarbijakindlus, erinevate sektorite kindlustunne on viimase 2-3 aasta kõige kõrgemal tasemel. Osalt valitsuse tegevuse tõttu, sest meil on selle aasta algusest jaanuarist, millest ei ole just palju möödas, rakendunud Eesti ajaloo suurim maksulangetus, 780 miljonit, mis tähendab seda, et inimestele, ettevõtjatele jääb palju raha rohkem kätte iseenda teenistusest, et seda kasutada oma pere jaoks, kasutada oma investeeringute, oma tuleviku kindlustamise jaoks. Kui vaadata mis tahes numbreid, siis palgatõus on ületanud inflatsiooni, ületab ka sel aastal, pensionitõus ületab seda. Ütleme nii, et üldine majanduspilt on ikkagi oluliselt positiivseks muutumas ja kui vaadata ka tagasisidet ettevõtjatelt, siis väga palju hinnatakse seda, mida me saame koos teha, et Eestis on üsna hea ärikeskkond, et siia tulevikus investeerida, et bürokraatiat vähendada ja täna on ju tegutsemas seesama ettevõtjate majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoda Viljar Arakase juhtimisel. Seal on väga palju erinevaid osapooli, kaubanduskoda, tööandjad, väga paljud tippettevõtjad metsandusest, puidust, startupidest, nii edasi. Ja kõik need ettepanekud on ka valitsuse majanduskabinetist läbi käinud, väga palju on ka siia tulnud, mõned oleme ka ära teinud, näiteks paindlikum tööaeg, aga palju on veel ees. Näiteks planeeringute lihtsustamine, mida ma pean väga oluliseks, mida ka ettevõtjad peavad väga oluliseks. Nii et selle jutu mõte on see, et kui te soovitate härjal sarvist haarata ülekantud tähendusel, siis see on juba tehtud. Me teeme ärikeskkonda oluliselt lihtsamaks. Me tõmbame koomale riigis bürokraatiat ja ametikohti. Sedagi on näha, Maa- ja Ruumiametis on 5% võrra töötajaid vähem, Töötukassas 5% võrra inimesi vähem läksid ise Töötukassasse ennast arvele võtma või kui mujale tööle. Statistikaametis pakitakse kokku, koritakse teise kohta, väga paljudes kohtades. Nii et see tegevus käib, nii et häid uudiseid on päris palju. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on inimeste toimetulek. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea peaminister. Teie juttu kuulates jääb ainult üks küsimus, et mis te inimesed nurisete? Elu on nagu lill, sellepärast niimoodi ju peaminister ütleb. Aga vaatamata sellele rahvas ei usalda, ehk siis peaministri reiting on madal, valitsust ei usaldata ja ka koalitsiooni ei usaldata. Rahvast teid ei usalda. Ja need ilusad valed, mis kõlavad teie suust, lihtsalt inimesi ei veena ja see on nagu fakt. Aga kuna te juba energeetikast hakkasite rääkima ja tegite väikse sellise märkuse, et inimestel võiks olla rohkem fikseerituid siis elektripaketti, siis ma lihtsalt tuletaks meelde, et kuidas üleüldiselt on kogu meie elektrisüsteemi üles ehitatud ja mis puudutab eriti arveldusi. Me kunagi läksime üle Nord Pooli peale ja selle eesmärk oli tuua alla elektri hinna ja Nord Pool on ju börsipõhine süsteem. Ja kõikidele antigi, kogu Eesti rahvale anti signaal, et olge nüüd börsipaketil ja kõik on hästi ja elekter ongi odav. Nüüd minnes nüüd edasi, siis vaadates ka ENMAK-it ehk siis energia arengukava, ei olnud alguses sõnagi sealt selle osas, et me vajame juhitavaid energiavõimsusi. Nüüd on tasapisi nagu aru saadud, et need on ikkagi vaja ja on sisse ka kirjutatud osalised. Nüüd vaadates teie viimast visiiti, siis kus Saksa eestvedamisel on tõstetud siis ETSi küsimus ehk siis heitkogusüsteemi, kauplemissüsteemi muutmine, siis ka teie praegu ütlesite, et tõesti võiksime seda siis üle vaadata. Aga kus te olite ennem? Ehk siis miks ei ole ise Eesti proaktiivne, miks Eesti valitsus ei seisa Eesti inimeste eest ja sellest lähtuvalt ma küsingi, kui te juba mõtlete, et ETSi-süsteemida tuleb muuta, kas juba on olemas Eesti Vabariigi valitsusel arvutused, milline peaks olema siis CO2 kvoodi hind ja kas need on ka majanduslikult põhjendatud analüüsimodi tehtud?
Tõenäoliselt Saksa valitsusel on need arvud juba olemas. Kas on ka meil? Aitäh! Aitäh! No mitut asja. Kõigepealt statistika, millest ma räägin, ja hinnangud pärinevad mitte valitsuse allikatest, vaid sõltumatutest. Kommertspangad teevad oma majandusprognoosid ise, Keskpank teeb seda sõltumatult, Statistikaamet kogub seda ka ise. Nii et, ja Konjunktuuriinstituut. Nende näitajate järgi on tarbijate sektorite kindlustunne aegade kõrgem ja alles hiljuti sai Konjunktuuriinstituudi juhist ju praktiliselt Keskerakonna Isamaa partei pereliige, nii et ehk suudate teda usaldada. Nüüd märkus, et rohkem fikspakette. Ei, ma ei teinud märkust. Ma ütlesin, et aegadega on asjad muutunud. Selgitasin hoopis, et inimesed on valinud rohkem fikspakette ligikaudselt. Ja ma ütlen, et see on veel rõhutan, see on ligikaudne hinnang, sest täpset numbrit meil ei ole. Ligikaudselt hinnatakse, et umbes 70% inimesi on läinud fikspaketile, et enda hinnatundlikkust vähendada. Nüüd juhitavate vajadusest. Juhitavate vajadus on muidugi igas energiakavas olnud, et energeetika valdkonna tegijana või tootjana te peaksite seda ka varem teadma, et see jutt on küll täitsa mööda, et ei ole varem räägitud. Juhitavate vajaduses on alati selge olnud taastuvate kõrval. Juhitavad reservid on praegu seniks põlevkivijaamad, kuniks tulevad uued gaasijaamad. Gaasijaamad on soodsamad kui põlevkivijaamad. Keskerakonna ja mulle tundub ka nüüd Isamaa ühine idee, et teeks veel mõned Auvered juurde. Ma võin öelda, et rahaliselt on see oluliselt kallim kui uute gaasijaamade rajamine ja töötavad nad ka oluliselt vähem. Et Auvere tööaeg on veidi üle poole sellest ajast, mis ta peaks töötama ja keskmine tööl olnud selline aeg, vaatasin seda nii-öelda loendurit või trackerit, mis on tehtud, ma ei tea, kas see on adekvaatne, aga seal oli, et umbes 17 päeva järjest ja nüüd ta vist on juba 13-14 päeva töötanud, nii et loodame, et ta siis ikka külma perioodi lõpuni hakkama saab. ETSist ehk siis heitkogustega kauplemise süsteemist. Eesti on muidugi olnud proaktiivne. Mina olin üks väheseid riigijuhte. Alguses vist meid oli, ma ei oskagi nüüd öelda mälu järgi, võib-olla ma nüüd eksin numbriga, äkki 4 või, kes ütlesid, et ETS2 võiks edasi lükata. Ma mäletan ka, kuidas Eesti ajakirjanikud ütlesid, et te ei saa sellele toetust, ju saime, lükkasime edasi. Võib-olla lükatakse veel edasi. Ja ETS2 mure on pigem see, et seal on väga suur bürokraatlik koormus, millest küll võib saabuda keskkonnakasu, aga see bürokraatlik koormus sellega suhtes ei ole, nii et see lükati edasi. Ja ETS1 ehk praeguse heitkogustega süsteemi mõju Eestile, Eesti energeetikale, Eesti tööstustele on Euroopa keskmisest ligikaudselt, ma ütlen, ühe hinnangu järgi, mida ma olen komisjonilt näinud, poole väiksem ja koos Saksa kantsleriga muuseas koos. Me palusime komisjonil ka, nagu Eestis palutakse valitsusel, tulla välja oma ettepanekutega, kuidas seda süsteemi parandada. Aitäh! Aitäh! Ja Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh! Mis ma tahtsin selle Nord Pooliga öelda? Et kui esialgu süsteem oli täpselt sellisel viisil üles ehitatud nende teadmiste põhjal, mis tol ajal olid, et kõik peab olema turupõhine, kõik peab olema nii-öelda börsihinnapõhine, siis nagu te ise möönasite ka praegu, on olukord muutunud. Ja vot see küsimus lähtub sellest, et on olukord muutunud, siis ka inimesed on hakanud fikseerima hindu. Mis tähendab ka seda tegelikult, et me peaksime suuremas pildis ka kogu selle süsteemi üle vaatama ja kaasa arvatud ka Nord Pooli mõttekuse. Inimene praegu vajab stabiilsust ja stabiilset hinda ja seda on võimalik saavutada erinevatel viisil. Kaasa arvatud ka läbi selle, et me muudamegi ETSi süsteemi, kus alandatakse CO2 hinda, mis võimaldaks rohkem juhitavat energiat läbi põlevkivi põletamise tuua. Ja teine asi, et mis puudutab nüüd seda gaasi ja põlevkivi, siis teeme ühe asja selgeks. See, mis meie maapõues, see on meie julgeolek. Kõik, mis puudutab gaasi, see on väljaspoolt ostetav. Ja see on teiste riikidele töökohtade loomine. Et sellest peab ikkagi Eesti riik lähtuma, et meie tööhõive oleks ikkagi tagatud kõikides sektorites. Nüüd, mis puudutab seda kohtumist koos siis Saksa kantsleriga, jah, ma lugesin seda uudist.
et palusite, et tuuakse ette Eurokomisjoni ette siis analüüsid, aga ma küsisingi teie käest, kas teil on olemas, kas meie Eesti riigil on endal olemas mingisugune analüüs ja kui ei ole, siis olge hea, paluge see analüüs välja, et me saaksime ise ka aru, millest me peame tegelikult lähtuma ja mis seisukohti me peame kaitsma Euroopa Komisjonis. See on väga oluline. Sellepärast mina usun, et Saksa riigil ja valitsusel on need arvud olemas. Ja lõpetuseks ma ikkagi tahan ära märkida, et see olukord, mis puudutab siis miinimumpalga ostujõudlust, ma lihtsalt tahan meenutada teile, Eesti riik on 27. kohal Euroopa Liidus. Ja see niisama ei ole tekkinud. See on ikkagi praeguse fiskaal- ja majanduspoliitika tagajärg. Aitäh! Aitäh! Nüüd mitu asja. Kõigepealt ütlete, et inimesed vajavad stabiilset hinda. Jah, ma arvan, et kui inimene vajab stabiilset hinda, siis ta valibki endale sobiva paketi. Ja seetõttu on paljud inimesed valinud ka endale fikspaketi. Ja seda saabki teha. See on turul olemas. Nii et ma arvan, et ei peaks ka võib-olla inimestesse nii üleolevalt suhtuma, et inimesed ei tee endale ise sobivaid valikud, ehkki need on turul olemas. Inimesed saavad need valikud ise teha, mis on neile parimad. Kes soovib, valib selle paketi, mis talle endale sobivam on. Et ma saan aru, energeetika tootja ja samal ajal parlamendi liikme toolil istumine on võib-olla niisugune kahel toolil istumine, aga püüdke siiski mõelda tarbija huvidest lähtuvalt. Inimene saab selle valiku teha, see on kõige olulisem. Inimesed teevad oma valiku. Nüüd teiseks, põlevkivi põletamine. Põlevkivitööstusele on juba ka veidi CO2 kvoote tasult eraldatud, nii edasi, neil on teatud erandid tehtud, aga sellest hoolimata vaadake ettekujutus, et me rajaksime mõned Auvered veel. Ma siiski soovitaks pikemat vestlust erinevate energeetikaspetsialistidega ja ma kardan, et need vestlused iga kord lõpevad samasse kohta, et uute põlevkivijaamade rajamine on energia vaatest oluliselt kallim ja kahjuks ka, nagu kuidas on läinud selle Auverega meil, et ta ikkagi on energeetikas, nagu energeetikute ringis seda hüütakse, et suhteliselt kindlalt teadaolev vara, et väga tihti ta ei tööta, nagu ma enne kirjeldasin. Nii et tarbijate huvides ei ole uute põlevkivi elektrijaamade rajamine, sest nad pakuvad kallima hinnaga energiat, kui gaasijaamad, kui taastuvad. Kui me vaatame nüüd aastaid, siis selles samas ERR-is, mida EKRE allikaks ei pea, aga ma teile ikka viitan, teie vast peate, et on ka kirjeldus sellest, et aastatel 22 järel, 23, 24, 25 energia hind on keskmisena alla tulnud. Miks ta alla tuleb? Sellepärast, et meil on tulnud uusi taastuvenergia tootmisi juurde. Sellepärast tuleb keskmine hind alla. Ja meie eesmärk peabki olema. Ja kui vaadata neid näitajaid, me oleme seadnud endale ka sellise sihi, et Läänemere maade keskmisest hinnast oleks allpool, siis Andres Sutt ühe pikema loo sellel teemal avaldas, võin hiljem ka üles otsida, kui tahate, kui ise ei leia. Ma arvan, et see vist oli Delfis, kus ta kirjeldas seda, et kus me tegelikult asume ja väiketarbijatele meie hind siin on Läänemere riikide keskmisest juba allpool, et suurtel tarbijatel on see keerulisem. Nii et seetõttu jah, ma kardan, et te olete täitsa valel teel ja mis puudutab seda sama ETSi, siis komisjon, nagu Eesti riigis valitsus, on see, kes teeb oma analüüsid, esitab, meil on oma mõtted olemas ja selle järele see debatt toimub, aga Eestis ETSi mõju on oluliselt väiksem, kui see on Saksamaal või mõnes teises riigis, et Euroopa keskmisest ka väiksem. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja auväärt valitseja. Me just tund aega rääkisime professor Konistiga neil samadel teemadel ja kuidas nüüd viisakalt öelda, et te ajate ju sellist populistlikku rohepropaganda juttu, aga see selleks. Et Eesti inflatsioon, ma vaatasin, on Euroopas ikkagi teie juhtimisel nii-öelda rekordit tasemel 4%, Soomel on 1% ja nii edasi, nii edasi. Ja nagu ma kuulsin, auväärt valitseja, et teie valitsemise ajal on vist oli kas 42 või 43 inimest surnuks külmunud kodus. Aga minu küsimus on, et teie palk on praegu 9013 eurot ja kas see on lootust, et nüüd aprillis tõuseb teie palk 10 000-ni või jääb see natuke alla? Et see on ka toimetulek, et aitab nagu toime tulla. Kuigi mul tundub, et teil jääb nagu sellest toimetulekust natuke üle ka. Aitäh.
Aitäh, hea küsija! Õnneks valitsusliikmete palgatõusul on piirang peal, nad tõusevad vähem kui algselt planeeritud. Parlamendis mujal need palgad tõusevad reipamalt, eks me siis hakkame lugema seda palgatõusu ja küsime, kuidas see põhjendatud on. Seda esiteks. Teiseks, inflatsioon on jah langemas, juhuks kui te ei järginud varasemat debatti, te vist ei olnud saalis, see on pigem hea uudis. Varasematel aastatel on hinnatõus olnud Eestis vist 19%, isegi 9% olnud. Eelmisel aastal oli ennustati, et tuleb sinna 6 tuuri. Tuli veidi alla 5 ja sellel aastal on ennustus, et umbes 3% kanti. Nii et jah, hinnatõus on langemas, see on hea uudis. Ja siis Alar Konistiga olen minagi vestelnud. Ma arvan, et ta on igati tubli teadur ja mõtleb õigeid mõtteid, otsib lahendusi küsimustele, millele veel häid lahendusi ei ole, sest probleem on ikkagi selles, et kui sa energeetikas kasutad tooret, millel on väga suur saastejälg, siis näiteks põlevkiviõli tootmises põlevkivi kasutamine on vähemalt seni olnud oluliselt nagu põhjendatum või finantsiliselt põhjendatum, vähemalt arvudes ja nendes tööstustes, kus see töötab, kui energeetikas. Energeetika häda põlevkivi juures on praegu selline, et kuna ta saastenumber on suur ja hind on kallis, siis tarbijatena ei ole mina näinud ühtegi inimgruppi, kes ütleks, et andke mulle seda põlevkivienergiat, sest see on kallis, aga peaasi, et oleks põlevkivienergia. Inimeste soov on ikkagi saada võimalikult soodsat energiat ja soodne energia tuleb ikkagi järjest rohkem taastuvatest. Ja seetõttu ma pigem kutsuks teid advokeerima erinevate päikseparkide rajamist, erinevate tuuleparkide rajamist, see toob inimeste jaoks hinda alla, nii et see aitab inimesi toime tulla. Ja näiteks hea on ka vaadata seda, et akupargid tulevad Eestisse turutingimustel. Tean, et ettevõtjatel on veel mõtteid erinevate salvestuslahendite loomisel. See kõik on tegelikult kirjeldab seda pilti, et Eestis on energeetikas erinevad plaanid täitsa toimivad. Lisaks tulevad ühendused, tuumajaama esimene eriplaneeringu etapp on algatatud. Loodetavasti jõuame tuumaseaduseni, nii et väga palju erinevaid asju on siin ees. Ja seda just selle jaoks, et inimestel ja ettevõtjatel oleks mõistlikum energiahind. Suurtele ettevõtjatele tuleb veel taastuvenergia erand, mis tuleb parlamenti, nii et väga palju muid asju. Ja aastate vältel ma siiski juhiks tähelepanu 22, 23, 24, 25 on hind vaikselt läinud soodsamaks just tänu sellele, et me oleme uusi tootmisi saanud. Nii et oleme ikka optimistlikud edasi. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde ja kolmas küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Priit Sibul ja teemaks on ajakirjanike õpetamine. Priit Sibul, palun! Aitäh, Riigikogu esimees. Suur rõõm, proua minister, teid näha ja teilt küsida. Aga enne veel, kui küsimuse juurde lähen, eilsete uudiste valguses tasub meid kõiki õnnitleda, et hasartmänguettevõtted otsustasid riigile siiski annetuse teha ja kultuur ja sport saab raha, nii et kõigil neil inimestel rõõm. Aga küsimus tõenäoliselt, millest te ka aru saate, kirjutati 23. jaanuaril Postimehes ja see puudutab siis seda Euroopa Liidu varjupaiga ja rändeintegratsiooni fondi poolt finantseeritud 315 000 programmi, mida siis Kultuuriministeerium planeerib hankida ja seal hankes on kirjas, et muutuvas ühiskonnas, kus elab üha enam eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi, on oluline tugevdada kohalikku meediakanalite võimekust tasakaalukalt kajastada mitmekesisuse, rände ja lõimumise teemasid. See aitab ühiskonnas sidusust toetada ja luua sildu erinevate kogukonnagruppide vahel. Et kui ma vaatan, mis Euroopas toimub, et Saksamaal saadetakse põgenikke tagasi, prantslased tegelevad nende tõrjumisega, et siis mulle tundub, et meie tegevus siin on veidi teises suunas ja me teame, et meedia on väga võimas relv. Me mäletame 2015. aasta septembrit, kui Türgi rannikult leiti väikese Süüria poisi, Aylan Kurdi elutu keha, mida siis tiražeeriti tohutute hulka lehtede esikaantel ja see mõjutas Euroopa rändepoliitikat väga-väga palju. See sama üks foto.
Et minu küsimus ongi, et kuhu poole me liikuda püüame selles küsimuses, et varasemalt ka Euroopas on olnud kriisi keerulisi aegu ja näiteks pärast talvesõda, eks ju, Rootsis inimesed pidid üle lugema, et mitu voodit neil on, mitu soomlast võiks nende laua taha mahtuda, kus arutati seda väga reaalselt, et nii-öelda isiklikult, kui palju meie kedagi suudame aidata. Nüüd on kõik institutsionaalne ja püüangi aru saada, et mida see programm siis teie meelest õpetama peaks. Aitäh. Aitäh küsimuse eest, lugupeetud Priit Sibul. Mul on hea meel, et te hoiate kultuuri teemadel silma peal ja meil on alati olnud väga meeldiv omavahel viisakalt siin Riigikogus vestelda. Ma tahan rääkida tõesti sellest hankest, et kõigepealt pean ütlema, et Kultuuriministeerium ei korralda ajakirjaniku suunamiseks, jutumärkides suunamiseks, ega ka maailmavaate kujundamiseks koolitust. Ajakirjanduse sõltumatus on Eesti põhiseaduslik väärtus. Riik ei sekku toimetuste sisulistesse valikutesse ega hakka ette kirjutama, kuidas neist teemadest kirjutada. Isiklikult endise ajakirjanikuna ma pean lugu ka faktist, et Eesti on ajakirjandusvabaduse tabelis maailmas esimeste seas. Ja nüüd edasi, aga tõesti, see küsimus on olnud kriitikavääriline, millest me siin praegu räägime. Ka minus tekitas antud hankedokument väga palju lisaküsimusi ja seetõttu olen ma palunud antud hanke osas aeg maha võtta. Kutsuda laua taha ja konsulteerida meediaekspertidega, osapooltega, keda see puudutab ja need, kellele sellest hankest ka päriselt kasu võiks olla. See tähendab ülikoole enne kõike, et ilma ülikoolideta, ilma meediaõppejõududeta, ilma meediaettevõtete esindajateta ei saa me seda teha. Nemad peaksid olema siin peamised partnerid, mitte ministeerium. Teinekord tuleb kasuks enne, kui edasi astuda, korraks ka peatuda ja vajadusel astuda ka paar sammu tagasi. Mulle tundub, et praegu on selle hankega see hetk käes. Ma olen palunud hanke sisu ja võimaliku koolitusprogrammi ootused erinevate osapoolte koostöös üle vaadata. Ja kui te küsite, et mis saab edasi, siis hetkel tähendab see hanke edasilükkamist, aga kui selle sisu ei muutu professionaalsemaks arutelude käigus ja selgemaks, siis võib see tähendada ka hanke ärajätmist. Sellel hankel on mõte ainult siis, kui see päriselt meie ajakirjanikke aitab, nii nagu ütlesin, aga et ajakirjanike ega kellegi muu õigesti mõtlemise õpetust me riigina ei tee ega hakka tegema ja ajakirjanikele täiendava professionaalsete koolitusprogrammide tegemist ma printsiibis loomulikult toetan. Nii nagu seda on väljendanud näiteks meediauurijad Ragne Kõuts-Klemm või siis ka Marju Himma Õhtulehes alles hiljaaegu ilmus neilt ka päris hea arvamus ajakirjanikke, kes oli siis antud teemal nendelt ka arvamusi võtnud. Aitäh! Suur tänu ja Priit Sibul, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, suur tänu. Minister, teie vastust oli hea kuulda, et see on maa võetud, aga nii nagu ma oma esimeses küsimuses ütlesin, et meedial on tohutu võim ja ma ei räägi ja ei eeldandki, et me riiklikult suudame ajakirjanikke hakata kallutama või toimetama, aga nii nagu ma esimese küsimuse puhul tõin näite sellest pildist, eks ju, kuidas see mõjutab mitte ainult ajakirjanikku, vaid kogu ühiskonda ja kõiki poliitikuid, kes lähevad hüsteeriasse ja ei kaalu neid, millised on meie võimalused ühiskonnana kedagi aidata, vaid meie nii-öelda mängitakse meie tunnetele. Aga mul teine näide ka, ma loen seda Douglas Murray raamatut Euroopa kummaline surm ja seal on toodud üks näide Inglismaalt, kus Londoni ülikooli kolledži rändeuurimise analüüsi keskus on teinud ühe vähestest dokumentidest, see küll puudutab seda aega 2015 midagi siis, eks ju, kui see raamat kirjutati, et sisserände mõjud Ühendkuningriigi eelarvele. Ja sellest tehti nii-öelda ühest osast tehti väike spinn ja loomulikult seda spinni siis jagati meedias ja ka BBC tegi sellest isegi nii-öelda juhtkirjana loo hiljuti Ühendkuningriiki saabunud immigrandid on netomaksjad, oli siis see BBC suur uudis. See, et raporti lõpptulemus oli risti vastupidine. Raporti lõpptulemus oli see, et tegelikkuses rändajate kontekstis, et nii-öelda kogu
Ühendkuningriikide kogu ühiskond on maksnud sadu miljoneid tegelikult peale, mis tundub loogiline. Aga sellest ei teinud enam mitte keegi uudist. Ehk ühesõnaga, me ei saa öelda, et keegi oleks ajakirjanikult mõjutanud, aga tehti nii-öelda sellest uuringust, teaduslikust uuringust, võeti välja üks lõik, mis sobis, sellest tehti uudised, mida kajastati spinnina ja nii edasi. Et ega meil polegi kellelegi midagi ette heita, aga ma ütlen, kogu selle teema kajastamine on väga ideoloogiline ja nii-öelda mina ei kujuta ette, kuidas seda võimalik mõistlikult teha. Aitäh! Jah, see on selline väga teoreetiline küsimus, et me võime paljude teemade kohta põhimõtteliselt ajakirjanduses ju sama väita. Et võetakse kontekstist justkui midagi välja ja teinekord välismaa poole vaadates ehk ennekõike on selge, et mõnedel eraõiguslikel meediaorganisatsioonidel on ka selged maailmavaatelised hoiakud, mida nad siis antud uudist kontekstis välja võttes inimestele paista lasevad ja lugeda lasevad ja seda ka võimendavad. Seetõttu tulen tagasi ka korraks meie väikese Eesti juurde. Esiteks, meil on väga konservatiivne rändepoliitika. Ja kui te soovite täpsemaid küsimusi, siis meil on siseminister kindlasti valmis täpsemalt neile rändega seotud küsimustele vastama. Aga veel kord Eesti meediaväljaannete juurde jõudes, et seesama ajakirjandusvabaduse ehk pressiindeksi tabelis kohal number 2 olemine, see ei ole naljaasi. See tähendab seda, et me peame kaitsma oma vaba ajakirjandust tugevalt. Ütleme niimoodi, et kas mis iganes hinnaga, aga seetõttu ka seesama Eesti Rahvusringhäälingu teema ühiskonnas üldiselt vaba uudise või tasuta uudiste kättesaamisel on äärmiselt oluline ja uudiste neutraalsel kajastamisel, objektiivsel kajastamisel, mitte neutraalsel, objektiivsel öeldakse ajakirjanduses. Nii et ma arvan, et meil on pigem veel hästi, ka sellele ajakirjandustabeli indeksile viidates, et press on meil vaba, aga selliseid juhtumeid, tulen nüüd selle hanke juurde tagasi, et tulebki siis aeg maha võtta, et meil laseks juhtuda halvimat. Euroopas ma ei taha siin tsiteerida, sest ma tean, et see läheb lendu, aga Euroopas on väga kehvasid näiteid, mida on selliste hangetega juhtunud ja kuidas seda enam tagasi kutsuda ei saa. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Tõnis Lukas, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Ajal, mil valitsus kavatseb sisserännet soodustada ja suurendada, kindlasti niisuguse uudise puhul on oht, et hakatakse rääkima korrektsusest. Ajakirjanike õpetamine tähendab seda, nagu me teistest ühiskondadest teame, et näiteks kriminaalstatistikas ei tohi välja tuua vaid üksikute juhtumite puhul usulist tausta, migratsioonitausta, rahvuslikku tausta, selliseid asju. See neutraalsus justkui, et mitte tekitada võõraviha, selle korrektsuse huvides jäetakse osa informatsiooni ütlemata, mis iseenesest ei ole objektiivsus, kui enne on olnud ajakirjanduses vastav traditsioon sellist informatsiooni öelda. See on muutus ja see on mõnes mõttes ohtlik. Nüüd ma küsin, iga päev me õpime kõik midagi ja kui ajakirjanik tuleb ministri juurde, uudisajakirjanik, siis ta saab vastavast valdkonnast, mida ta ise pole väga uurinud, võib-olla ennem ka midagi teada, nii et minister õpetab teda, annab informatsiooni. Eilegi teie kommenteerisite seda, et Haridus-Teadusministeerium on keelanud ära võtta siis vanematelt täiendavalt raha, kui on tegemist kultuuriekskursioonidega, näiteks muuseumikülastusega, teatri, võib-olla ka kontserdikülastusega. Kui seni see lahendati kooli piires niimoodi, et see sõit, kas see oli siis õppekavaga seotud või ka väljaspool, lihtsalt humanistlik selline hariduskäsitlus, laiem silmaring, mindi teatrisse, muuseumisse, siis nüüd on koolid hakanud neid ära ütlema, neid oma tellimusi ja broneeringuid ja see on muuseumide, teatrite eelarvetele ja kultuursusele, rahvakultuursusele halvasti mõjunud. Mida te saaksite teha, et Haridus-Teadusministeeriumiga leiaksite ühise keele, et me ei hoiaks eemale koole ja õpilasi teatrist ja muuseumist?
Aitäh küsimuse eest, härra Lukas. Kõigepealt ma siis harin teid, kui tohib. Eelmisel aastal rändas Eestist rohkem välja kui sisse. See on fakt. Aga nüüd kultuurihariduse juurde tulles, et minu jaoks on see probleem, et meil Kultuuriministeeriumis on selline meede nagu Kultuuriranits või selline kultuurihariduse programm, mille nimi on Kultuuriranits. Selle eelarve on väike, aga ta on väga tõhus. 1,5 miljonit, mille eest põhikooli õpilased üle Eesti ja üle Eesti tõesti igas väiksemas külas ja koolis, kes sellest programmist on huvi tundnud, 136 000 õpilast on saanud osa ühe õppeaasta jooksul mõnest külaskäigust, mis on seotud õppeprogrammiga, kas muuseumisse, kontserdimajja, teatrisse või kinno. Nüüd jah, ma pean väga kahetsusväärseks seda annetuste lugu ja püüame Haridus- ja Teadusministeeriumiga selle kitsaskoha lahendada. Aga mida ma olen teinud juba, et mitte lasta päris maha kukkuda sel teemal, sest muuseumites ja teistes kultuuriasutustes on väga head haridusprogrammid juba välja töötatud selle aja jooksul. Muuseumi professionaalid, erinevad kultuuriasutustes töötavad inimesed on südamega seda tööd teinud ja olen ise käinud uurimas ka isiklikult, milles need seisnevad, millised on laste emotsioonid teatris käies, kes tõesti võib-olla mõnest väiksemast külast esimest korda satuvad teatrisse Vanemuine. Need on haruldased ja väga südamesse minevad lood. Ma olen käivitanud pilootprogrammi kultuuriharidus, et suunata siis praegu selleks perioodiks, kus me lahendust otsime läbi enda sihtasutuste kultuurivaldkonnas 500 000 on see eelarve suurus, raha nendesse kultuuriharidusprogrammidesse, et sihtasutused saaksid ise koolidega suhelda. Et seda ma olen juba teinud. No jah, see on tõesti praegu ainult sihtasutuste jaoks, see on ajutine seniks, kuni me selle lahenduse leiame. Et minu jaoks on see tähtis ja ma kindlasti ei lase sel teemal maha kukkuda. Suur tänu! Suur tänu ja sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teemaks on noorte kõrge töötuse leevendamine. Tanel Kiik, palun! Ja, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Me teame, et eelmisel aastal oli Eesti üldine töötuse määr seal 7,5% juures, kuid 15–24-aastaste noorte seas oli see ligi 3 korda kõrgem, 20,7%. Eraldi torkas silma veel noorte töötuse kasv just 15–24-aastaste meeste hulgas, see oli 3,6% punkti, mis vedas ka üldist sellist noorte töötuse kasvu. Ja tegemist on tegelikult võib-olla viimase 5 aastaga välja kujunenud väga, 5-6 aastaga välja kujunenud süsteemse probleemiga, struktuurse probleemiga, millel on pikaajalised mõjud nii nendele noortele endale kui ka meie majanduse arengule, ühiskonnale tervikuna. Ja selle probleemi lahendamine, et noorte tööpuudust leevendada, eeldab nii haridus- ja tööturupoliitika ülevaatamist, aktiivseid meetmeid ja koostöös noorte esindajate, ametiühingute ja tööandjatega väga selgete tegevuste ja nende mõõdetavate eesmärkidega sihtide kokkuleppimist. Ja mind huvitabki see, et milline on siis teie juhitava valitsuse plaan noorte tööpuuduse vähendamiseks lähiaastatel, mis need peamised meetmed on, mida ette näete, mis on need mõõdikud, mida mõõdetakse, on ta siis noorte tööhõive, nii-öelda NEET-noorte osakaalu muutus, töötukassa meetmete tõhusus ja samamoodi, et milliseid samme kavandatakse siis ka noorte õppimist täiend- ja ümberõppe võimaluste parandamiseks, et võib-olla küsimuse murekoht on hoopiski seal. Et igatahes see noorte kõrge tööpuudus on miski, mis ei ole tegelikult Eestil olnud omane. Ehk varasemalt, kui me võtame selle COVID-i kriisi eelse aja, siis Eesti noorte tööpuudus oli tänasega võrreldes ligi 2 korda madalam. Ja me olime pigem Euroopa Liidu riikide seas alati seal heal pool, ütleme siis mõõdupuud ehk, et meid pigem võeti eeskujuks, aga nüüd on mingites kvartalis eelmine aasta oleme olnud hoopiski Euroopa Liidu tipus. Nii et see on päris põhimõtteline ja väga suure, ma arvan, mõjuga muutus, mille puhul valitsus peab kindlasti reageerima. Nii et ootaks teie ettepanekuid. Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Ma arvan, et see on asi, millega tuleb kindlasti tegeleda. Seda esiteks, seal me oleme ilmselt ühel nõul.
Veidi nüüd ma küsisin ka uusi numbreid Töötukassalt. Sain ma veidi, on jaanuaris need numbrid paremaks läinud. Aga see kindlasti ei ole piisav ega rahuldav, et tuleb edasi minna ja on üsna selline põhjalik ülevaade ja programm ka olemas, ma kirjeldan. 25. aasta jaanuaris oli 8001 noort vanuses 16–24 Töötukassas registreeritud. Selle aasta jaanuaris 7905, nii et väike langus siin nüüd juba on. Aga veel kord tulles selle juurde, et sellega kindlasti ei saa rahulduda, et tuleb edasi minna. Nüüd töövaldkond ja erinevate pingutuste tegemine on Eesti riigis MKM-i ehk Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi kätte usaldatud ja ma saan teile kirjeldada, siin on tegelikult üsna põhjalik ülevaade, võib-olla sellist 5 punkti kokkuvõtlikult ja küllap me siis seda debatti jõuame ka jätkata. Esimene on Töötukassa. Neil on strateegiline siht. Nende eesmärk on tõsta töötuna arvele tulnud noortele tööpraktika või oskuste täiendamise võimaluse pakkumist 55,7%-lt 70%-ni aastaks 2029. See siis tähendab kasvu. Ja see tähendab numbrites igal aastal ligi 3700 noore aitamist aktiivsesse ellu. Seda esiteks. Teiseks, üle-eestiline tugisüsteem. Euroopa Liidu toel on loodud noorte garantii. Selle tugisüsteemiga on liitunud kõik Eesti kohalikud omavalitsused ja see võimaldab tuvastada mitteõppivaid ja töötavaid noori ja MKM, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, toetab siis omavalitsusi spetsialistide palkamisel. Kolmas punkt, esimese töökogemuse laiendamine. Me suuname lisaraha õpilasmalevatele, et 2026. aastal juba sellel aastal luua 1000 lisakohta ja strateegiline eesmärk on tõsta töökogemust omavate 13–17 aastaste osakaalu 24%-lt 30% aastaks 2029. Seadusandlik paindlikkus oleks 4. punkt. See tähendab seda, et töölepingu seadust tuleb muuta, et vähendada bürokraatiat, lihtsustada alaealiste töötamist ka näiteks koolivaheaegadel. Sellestki on ühiskonnas palju debatti olnud. Ja 5. on haridusreformide tugi, et õppimiskohustuse tõstmist toetame ja kutsehariduse reformi, et kutse- ja kõrghariduse sidusus tööturu tegelike vajadustega koos käiks. Aitäh! Suur tänu ja Tanel Kiik, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, austatud peaminister. Kahtlemata need tegevused, mis te loetasite, on nagu mõistlikud ja vajalikud, aga vaatame nüüd seda trendi veel kord pikemalt, et tegelikult see ei ole ju muutunud nüüd üleöö. See on nüüd mitu aastat kestnud, see on järk-järgult süvenenud, ilmselt siin on olnud COVID-i kriisi mõjud, võib-olla ka üldise majanduse sellise jahenemise mõjud, aga tegelikkuses iga noore jaoks, kes jääb kõrvale õppimisest ja tööhõivest, on nende otsene ütleme siis igapäevane tegevus, toimetamine on ühiskonna vaates väljakutse. Ehk mida me viitan on see, et mida rohkem noori näeb, et neil ei ole siin riigis kohta, hakkab mõtlema keegi väljarände peale, hakkab keegi kaotama mõnes mõttes seda usku sellesse Eesti riiki, ka võimalustesse siin toime tulla, tegutseda. Et ma mõtlen selles, et meil ei ole siin nagu aega raisata, et ei saa niimoodi olla, et me teeme pikad plaanid ja arutelud ja strateegiad, et tegelikult see kriis ei ole ju nagu üleöö tekkinud. See kriis on järk-järgult süvenenud, see noorte töötuse kõrge määr, nüüd me lihtsalt oleme jõudnud juba Euroopa Liidu tippu ja teie juhitud valitsus ja teie erakonna juhitud valitsus on olnud ametis nüüd aastad juba. Nii et mu tegelikult ikkagi mure ja kriitika natuke on, et miks me alles nüüd oleme selle teemani jõudnud, te kirjeldasite, mis on siin plaanid ja mõõdikute seadmised, et kuhu on võib-olla jäänud varem need sekkumise meetmed ja ikkagi, et kas näete siin ka mingisugust sellist sihitatud üle tegevuse vajadust just nimelt majandus- ja tööstusministri ning haridus- ja teadusministri ühisel eestvedamisel, et üle vaadata ka kõik need täiendõppe, ümberõppe võimalused just selles vaates, et suunata neid noori, keda täna meeste hulgas on seal juba peaaegu iga 5. või iga 4. isegi selles vanuses suunata kas õppima või tööle, et ei tekiks olukorda, kus need noored riigis pettuvad. Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Jah, ma olen teiega selles päri, et põhjuste hulgas, mida mainitakse just noorte tööpuuduse kasvuga, on toodud COVID-i mõju,
mis mõjutas just palju noortekeskseid sektoreid, et ta sulges tegevuse valdkondades, kus töötas palju noori ja kui need sektorid taas avanesid, oli olukord veidi muutunud, et kas ettevõtted olid töö ümber korraldanud või noored olid vahepeal edasi liikunud. See kindlasti on üks võib-olla põhjus. Teine on kindlasti töö tegemise viiside muutus, et noored töötavad teistmoodi, luuakse muuhulgas ka näiteks meiegi näeme seda ju igal pool seda sisu loomist internetis, osaletakse rahvusvahelistes projektides, noorte osakaal on seal tavapärasest suurem ja see on ka muutnud tööturu struktuuri ja noorte positsiooni selles. Ja kolmandaks võib-olla ära mainida seda, et noored kindlasti on ka varasemast teadlikumad oma õigustest ja võimalustest ja seetõttu ilmselt võetakse ennast ka töötuna kiiremini arvele. Nüüd need 5 suunda ja tegevust, mida ma ette lugesin, ongi suunatud sellele, et konkreetne tegevus juba praegu nüüd kohe käiks, et noori tööturule tagasi tuua ja neile töö leida. Ja nagu ma veel kord mainisin, mõnda ma ehk mainin seesama õppija kohustuse tõstmine, et mida paremini noor omandab haridust ja oskusi, seda suurem on tõenäosus, et ta hiljem leiab töö, seda väiksem on pikaajalise töötuse risk. Sellel aastal on Töötukassa võtnud fookusse just noorte tööturule jõudmise toetamise ja lastele esimese töökogemuse andmise. See on väga konkreetne tegevus. Siis Töötukassa pakub ja soovib pakkuda lastele ja noortele erinevat karjäärinõustamist, kandideerimise toetamist, näiteks ka muuhulgas CV koostamise oskust, palgatoetuse meede tööandjatele, töökohtade vahendus noortele, tööpraktika, paljud erinevad koolitusmeetmed oskuste arendamiseks. Siis lisaks tuleb alaealiste töötamise paindlikumaks muutmine, see tähendab töölepingu seaduse muudatused. Minister Keldo allkirjastas selle eelnõu 17. veebruaril ja see liigub valitsusse, sellele Riigikokku, nii et te saate siin kindlasti aidata kaasa sellele. Lisaks MKM toetab ka noortegarantiide tugisüsteemi, et kohalikul tasandil oleks võimalik leida neid abivajavaid noori ja toetada nende jõudmist vajalike teenusteni. Ja viimasena siin, kui aeg otsa saab, mainin, et Harno on saanud ka 700 000 eurot, et luua siis 1000 uut maleva kohta noortele ja seda ma juba mainisin enne ka. Nii et konkreetne plaan ja töö käib. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud peaminister. Seda on kahtlemata rõõm kuulda, et noorte tööturule ja ma ei tea, ka õppesse aitamise tegevusi ei ole kärbitud. Samas noorte garantiisüsteem kehtib meil aastast 2013 ja siis me hakkasime mittetöötavaid ja õppivaid noori kindlaks tegema, nendega spetsiifiliselt tegelema, et nad ei jõuaks pikaajalisse töötusse. Ja aastast 2022 on siis see tugisüsteem, millele ka teie viitate. Samas on aastast 2013 ja aastast 2022 nii NEET-noorte arv kui noorte tööpuudus edasi kasvanud. Me küsimegi selle olulise teema kohta seetõttu, et seni rakendatud meetmed ei ole osutunud piisavaks ja me arvame, et tegemist on niivõrd kriitilise teemaga, kuna tööjõunappus on Eesti jaoks oluline probleem, et seda võiks valitsuse tasandil arutada. Et need killud, mis Riigikokku jõuavad, on pigem muret tekitavad, et minister Keldo, kes vastutab tööturupoliitikate eest ka siin puldis, nentis, et 20 000 NEET-noore seast võiks leida need 250 noort, kes lähevad Tartu vanglasse Rootsi vange valvama. Et kahtlemata see on karjäärivõimalus ka noortele, aga see lahendab mure vähem kui või veidi rohkem kui protsendi NEET-noorte jaoks. Ja teisalt välistööjõu küsimusi arutades tõesti siin saalis jääb mulje, et me toome 80% sektori keskmisest palgast, töötasu aktsepteerivad välistöötajad Eestisse täitma rolle, mis oleksid muidu kättesaadavad ka meie enda inimeste jaoks. Et kas te oskate kirjeldada midagi veel valitsuse lähiaja otsustest, mis ei tähenda olemasolevate programmide pikendamist või Eestis vabade töökohtade täitmist välismaalt tulevate inimestega? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Siin nüüd oli mitu sellist suunda selles küsimuses, püüan kommenteerida. Kõigepealt aitäh muretsemast ja kaasa mõtlemast. Arvan, et teema on oluline.
15 kuni 24 aastasid NEET-noori ehk siis ilma slängita NEET-noored, kes ei õpi ja ei tööta, oli 2025. aasta 3. kvartalis Statistikaameti andmetel umbes 21 000, umbes nagu mainitud. Uuemad andmed meil ei ole. Kõik nüüd neist ei pea tööd otsima hakkama. Osa neist on nüüd koolikohustuslikus eas uue seaduse järgi. Et nüüd alla 18-aastased peaksid siis esmalt oma haridusteed jätkama, kui see neil on pooleli jäänud. Siis need noorte arvu vähendamiseks oleme eraldanud 4 aastaks 12 miljonit eurot kohalikele omavalitsustele, et toetada üle Eesti 90 noorte heaolu spetsialisti tööd. Ja nende ülesanne siis on märgata kohalikul tasandil abivajajaid noori, nendeni jõuda, pakkuda siis vajavat tuge, kas siis jätkata haridusteed või siis liikuda tööturul. Nüüd praktikavõimalusi noortele pakuvad koolid koos tööandjatega, et seda praktikat täita, ja töötutel noortel on nüüd võimalik saada praktika töökogemus ka Töötukassast, et selline võimalus on ka. Ja need, mis ma mainisin ka siin eelnevalt, et erinevad täiendavad lisarahad, näiteks õpilasmalevatele, sellel aastal 1000 lisakoha loomis, uued seadusandlikud algatused, seesama tööturu paindlikkus, mis eelnõu alles tulemas on, need kõik on täiendavad sammud selleks, et vähendada noorte tööpuudust ja tõsta noorte aktiivsust ja võimekust tööturul hakkama saada. Nii et me astume pidevalt samme ja oleme lisanud ka uusi vahendeid ja samme selleks, et noori aidata. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, ja eesistuja, peaminister. No mina tahaks tulla ikka selle teema juurde, mis siin kirgi kütab tulenevalt sellest, et tegemist on Reformierakonna valitsuse, ma ütleks, et sajandi maksukäkiga ja me räägime siin taas automaksust. Nüüd on selgunud, et inimesed lihtsalt ei suuda automaksu maksta. 19 300 inimest. Neil on võlg üleval ja neist 1700 on praeguseks maksuvõla ajatanud. Ja ka juriidilistel isikutel on maksuvõlad, mootorsõidukimaksu võlgnevusi on 3100 ja ajatanud on oma võla 900. Mootorsõidukimaksu võlgnevuste tõttu on Maksu- ja Tolliamet arestinud üle 1700 eraisiku ja üle 1200 juriidilise isiku pangakontod. Ja kõik see on reaalsuskontroll teie käpardlikule valitsusele ja selle tegevusele ja mina tõesti küsin, et kas kontode arestimine aitab siis kuidagi kaasa ettevõtluse edenemisele või inimeste toimetulekule. No lisaks on selgunud, et automaks inimestel ka sel aastal tõusis, et kas see on nüüd indekseeritud ja tõusebki igal aastal, et rääkige nüüd Eesti rahvale see ka ära, et inimesed teaksid, et riik hakkab igal aastal neilt sellesama auto eest, mis neil on, järjest suuremat maksu võtma. Nüüd on välja tulnud ka, et autoregistrist kustutamise lõiv on 800 eurot. Ja lisaks kõigele inimesed on avastanud, et kui nad müüvad oma sõiduki ära 2026. aasta alguseks, siis kuigi neil puutub oma auto suhtes igasugune omandiõigus või vastutus, tuli neile ikkagi 15. jaanuari seisuga maksuteade, millega määrate siis kogu 2026. aasta automaks tasumiseks, tuginedes siis 1. jaanuari registriseisule. Et kuidas on selline asi võimalik, et 2026. aastal ei kanna selle sõiduki automaksu kohustust mitte selle tegelik omanik ja kasutaja, vaid isik, kellele sõiduk enam ei kuulu. Et sellised absurdses olukorras nüüd Eesti inimesed on. Kuidas on sellised lahendused kooskõlas proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõttega ja miks ei ole mingeid erandeid ette nähtud olukordades, kus nagu see viimane näide, kus omamine on aasta alguses selgelt lühiajaline. Et rääkige inimestele need asjad nüüd lahti. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh. Siin oli nii palju erinevaid väiteid ja küsimusi, et kõigepealt maksuvõla puhul on, olenemata maksuliigist, on EMTA-ga suhtlemine kindlasti alati see põhiline ja teiseks võimalus ajatada, et see on alati see võimalus Maksuametiga suhelda. Ma julgeks öelda, et Eesti Maksuamet on üks
selline asutus, millest peetakse lugu, sest seal on inimlikku suhtlemist ka. Automaks, sellest maksutõusust ma ei tea, millele te täpselt viitate, võib-olla saate oma selles küsimuses siis seda täpsustada või saan ma kuidagi pärast selle info. Ja see, mis puudutab lõivu, see autoromuregistrist kustutamise lõiv, siis eelmisel aastal oli see tasuta, sellel aastal 15 eurot. Et see mõte ikkagi on olnud, et me saaksime Eestimaa, ilusa Eestimaa nendest romudest puhtaks, et inimesed seda võimalust kasutaks, sest muidu vastasel korral jäävad romud vedelema, inimesed peavad maksma millegi eest, mida nad enam ammu ei kasuta. Et see on võimalikult lihtsaks tehtud. Me ju nägime kõvasti vaeva ja vähemalt mulle tulnud tagasiside põhjal inimesed pigem hindasid seda, et nad said oma romud vanadest romudest kiiremini lahti, need arvelt maha võtta ja kõike muud. Ja ka tulevikus jääb nii, et kui sul on lammutustõend, siis selle sõiduki registrist kustutamine jääb lõivuvabaks, et see kuidagi ei muutu, et kui sa võtad lammutustõendi ja lased oma sõiduki registrist kustutada, siis sellelgi pole lõivu. Et mõte on sellel ikka see, et Eestis need romud, veel kord, Eesti ilusat puhast loodust ja ei reostaks ja kuskil ei seisaks, et inimestelt ise oma raha ei küsitaks. Nii et romude mahavõtmine, ma arvan, on pigem nagu positiivne vaade nii inimeste kui Eesti pealt. Aitäh! Aitäh ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No Maksu- ja Tolliametis on võib-olla tõesti inimlikku suhtumist rohkem kui teie valitsuses, et selles ma ei kahtlegi. Aga räägime, me siin elektri hinnast juba arutanud, aga räägime nüüd natukene mõned asjad uuesti lahti. Et Auveresid ei ole tõesti sellisel kujul mõtet ehitada, sest see ehitati kivisöejaamana ja seetõttu see ei töötagi nagu peab. Et ehitada tuleks nagu päris põlevkivielektrijaama. Aga räägime elektri hinnast veidi teise nurga alt. Oleme siin vaielnud korduvalt teemal, et kuidas elektri hind siis Eestis alla läheks. Eesti inimesed ja ettevõtted kannatavad kõrge elektri hinna all ja teie ise ja kõik teie valitsuse vastava valdkonna ministrid on meile ja avalikkusele korrutanud, et rohkem tuule- ja päikeseparke Eesti kaunisse ja puhtasse loodusesse, inimeste kodude lähedusse on see ainukene võluvõti, mis toob kõigile taskukohase odava elektri ja seda te täna siin kordasite ise ka taas üle. Aga paar päeva tagasi oli Õhtulehes kogu seda valet põrmustav artikkel, kus täiesti puust ja punaselt tehti selgeks, kuidas elektribörsi hinda ei saa Eesti mitte kuidagi mõjutada, ükskõik mida siin tehakse või ei tehta. Ehk et tõde on see, et börsihinna arvutab algoritm, mille sisendid pole avalikud ning mille eesmärgiks ei ole leida Eestile soodsamat hinda. See oli seal kirjas. Elektri hind börsil ja me kõik sõltume börsist, nii majandus kui eraisikud, arvutatakse kokku nii, et Eesti olukord või Eesti inimeste toimetulek ja heaolu, olgem ausad, ei huvita seal mitte kedagi. Ja mis puutub odavasse tuule- ja päikeseenergiasse, mis tooks teie sõnul hinna alla ja õnne õuele, siis üks kõige kõrgem megavatt-tunni hind augustis paar aastat tagasi tekkis muuseas sellest, et seesama algoritm ei aktsepteerinud ega lasknud seda Eestis toodetud odavat päikest ja tuult üldse börsiturule. Nii et miks te valetate, et rohkem tuuleparke ja rohkem päikeseparke Eestisse tooks hinna alla? See ei ole ju tegelikult nii. Aitäh. Aitäh. Ma ei teagi, kuidas sellele küsimusele vastata ausalt öeldes. Miks te valetate? No ma ju ei valeta, et faktidena on tõsi, et taastuvenergia on toonud meil keskmist hinda alla, et mida rohkem neid on. Kui meil on ju tuulevaiksed päevad, siis panete just isegi tähele, paljud inimesed ja uudistetoimetused minu hinnangul kajastavad seda väga hästi, et nii Postimees kui Delfi on pidevalt ju monitoorivad seda ja kirjeldavad, et need päevad, kus on tuul vaiksem, päikest pole, siis hind läheb üles ja Eesti inimesed on sellest samamoodi aru saanud, et pigem on vaja uusi rajatisi, nii taastuvat kõigepealt, et seda keskmist hinda alla suruda aasta lõikes. Teiseks on vaja meil erinevaid salvestusvõimsusi, mida on hea vaadata, et uued akupargid tulevadki täiesti turutingimustel. On ettevõtjad kaalumas ka vesisalvestit, see on üks võimalus. Ja siis tuleb lahendada lisaks maismaatuulikutele küsimus, et kas siis tuleb tuumajaam, merepark, et millised need valikud meil on nüüd lähikümnenditel. Lisaks reservid on tagatud meil põlevkivijaamadega ja need tõepoolest ei ole teab mis
ütleme, Auvere näitel ei ole teab mis töökindlad, isegi kui nad on uued. Ja selles mõttes müts maha energeetikute ees, et nad suudavad seda masinat kõike nii palju käimas hoida, kui vähegi võimalik on. Ja sellele lisaks, põlevkivijaamadele lisaks, mis on reservis, ühel hetkel siis peavad nendele asemele tulema vaikselt gaasijaamad, sest need on ikkagi soodsamad, need on soodsam rajada ja soodsam kasutada. Ehk jah, fossiilid gaasina on kindlasti kallimad. Nüüd, kui te küsite börsi kohta, siis sellest börsist on nii ju, et ma enne ka kolleegidele vastates meenutasin, või kirjeldasin, et ega ma täpset numbrit täna ei tea, et see on ligikaudne hinnang, rõhutan. Aga umbes 70% inimesi on valinud endale fikspaketi. See on ligikaudne. Aastaid tagasi see nii ei olnud. Ja see tähendab seda, et inimesed saavad turult valida endale kõige sobivama energiapaketi. Nad valivad selle, mis neile on vajalik, kas nad siis võtavad stabiilsema hinnaga paketi või nad on valmis ka suuremaks hinnakõikumiseks, saades aasta läbi ilmselt börsilt selle võrra soodsamat. Ma näen neid debatte pidevalt ka sotsiaalmeedias, et mis pakett on siis aasta lõikes soodsam olnud. Need, kes on börsil, ütlevad, et aasta lõikes on soodsam, aga kõikumine teatud 2-3 külmal kuul, mis Põhjamaades ei ole tavatu, on suurem. Nii et nii see valik on. Ja loomulikult saab mõjutada seda, mis meie regioonis toimub, ja seda saab mõjutada uute tootmiste juurdetulekuga. Loomulikult meie mõjutusvõime suures süsteemis on väiksem, aga mida rohkem kohapealset sellist tootmist on, seda rohkem on ka valikut nende energiaallikate vahel. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Rene Kokk, palun. Aitäh, juhataja, hea peaminister. Siin me nüüd oleme. Mootorsõidukimaks kahtlemata on üks viimaste aastate suuremaid seaduskäkke, mis siit majast välja läinud on. Viimasel ajal on kahjuks neid lisandunud veel siin üht ja teist. Aga oleme ausad, et olukord ikkagi ei ole ju normaalne, kus auto omamine sisuliselt võib tekitada olukorra, kus sa menetleb sind vaesusesse. Et siin Moonika just enne tõi välja selle, kui mitmeid tuhandeid inimesi täna on nii siis eraisikuid kui ettevõtjaid on täna maksuvõlglased, kellel on kontod kinni pandud. See ei ole normaalne olukord, et täpselt sama nagu elektriturul, et need naljad ei ole enam üldse naljakad, et miks sa siin tänaval oled sattunud, et läksin kodust ära poodi süüa ostma ja unustasin lambi põlema. Et see ei ole normaalne. Ja siit see sama küsimus nüüd edasi selle sama 800 euro osas, mis puudutab siis 27. aastast autoregistrist kustutamist. Et hästi, et kindlasti on hulk inimesi, kes õigel ajal said ära kustutada oma auto siin 15 euro eest. Aga kindlasti on päris palju olukordi, kus näiteks mõne pärandi jagamise probleemiga ühel hetkel pärandit vastu võttes saab ka omale kaasa auto, mida ei ole olemas. Ja ma täna küll ei näe võimalust, kuidas riik näeks erisust ette, et said lõpuks oma pärandised lahendatud ja see juhtus järgmise aasta alguses ja said omale 800 eurose siis kohustuse riigi ees olukorras, kus sa nagu ei ole mitte kuidagi süüdi selles. Et kas on plaanis kuidagi üle vaadata, sest see ei ole normaalne käitumine, see ei ole normaalne. Ja seda kõike sai arutatud omal ajal siis, kui me automaksu arutasime, aga kahjuks opositsiooni ettepanekuid lihtsalt ei kuulatud. Et need hakati kuulama siis, kui õiguskantsler meie ettepanekutega siia pulti jõudis. Aitäh! Jah, siin oli ka nüüd mitu nüanssi, püüan neile jõudumööda vastata, et kõigepealt energeetika puhul faktid kirjeldavad seda, et keskmine hind siiski on tulnud veidi alla. Jaanuar, veebruar on Eestis külmad kuud. Meil on 25 aasta kõige külmem aeg ja tuues näiteks siin samas, kus me asume Tallinnast, kodusooja hind ei ole ju kasvanud, aga kuna me tarbime rohkem, külmaga on vaja rohkem kütta, see on ju iga tervemõistusliku inimese aru saada Eestis, siis see arve on ka mõnevõrra suurem ja ega see meile meeldima ei pea, see on lihtsalt külmade ilmaolude tõttu, et see ei sõltu ei Riigikogust ega valitsusest, me seda kahjuks muuta ei saa. Seda esiteks, see oli lihtsalt fakt, et ega ma rohkem sellest ei nendi. Teiseks, siin uudises, ma saan aru, et EKRE-l ei lubata RR-i allikana kasutada, teie kolleegid ei luba, aga ehk teil lubatakse. Siin on uudis, on alles hiljutine, see on minu meelest oli eile, on RR-is uudis, mis räägib nendest autoromude kustutamisest. Et eelmisel aastal oli selliste hävinenud või kadunud sõidukite ilma lammutustõendita registrist kustutamine tasuta. Eesmärk oli, et võimalikult palju neid romusid kustutada ja registrist välja saada, saame Eestimaa puhtaks neist. Sellel aastal on see riigilõiv 15 eurot.
ilmselt murekonti, eks, aga samm selles suunas, et sellega toimetatakse. Ja lammutustõendi alusel, ma rõhutan, jääb sõiduki registrist kustutamine lõivuvabaks ka edaspidi. Siin on eraldi kirjeldatud transpordiinimesed, Margus Tähepõld siin ka kirjeldab, kuidas seda lammutustõendit siis saab taotleda ja mis aja peale, millisel viisil see kõik kehtib. Nii et kellel on täpsem huvi või mure selle pärast, saab kindlasti küsida. Ma tean, et Transpordiamet on väga avatud nendele selgitustele ja liiklusregistriga alati on võimalik ka suhelda selles, kui mingis asjas kahtlusi on. Omal ajal mina puutusin just selle poolega kokku, et kuidas tagada romude Eestimaalt kokkukorjamine või kuidas see puhtamaks teha. Ja ma arvan, et need lahendused on olnud kaunis mõistlikud, mida me oleme pakkunud. Romude teemal ei ole keegi, viitasite õiguskantslerile, kindlasti keegi ka ühtegi täiendavat protesti esitanud. Pigem on see debatt olnud selle üle, kas hävinenud vara eest tuleb automaksu tasuda ja siin asus ju kogu saal, koalitsioon, opositsioon ühiselt samale seisukohale, et selleski tuleb õiguskantsleri positsiooni tunnustada ja me tegelikult oleme ka muudatused teinud. See viimane debatt nüüd, mille õiguskantsler tegi, on vist pigem selle üle, et kas sealt makstakse midagi veel täiendavat tagasi ja millise aja ja millise reeglistikuga see kehtib. Aga seal ma tean, komisjon vist, rahanduskomisjon ja õiguskantsler suhtlevad omavahel, nii et loodetavasti kuhugi jõutakse Rahandusministeerium. Kui ei jõuta, siis saab selle juristide abiga selgeks vaielda. Aitäh! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus, samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on energiakriis. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister. Jaanuari elektriarved osutusid rekordiliselt suurteks. Paljud pidid kommunaalkulude tasumiseks laenu võtma. Ja siis küsitakse kliimaministrilt, miks on tariifid nii kõrged. Vastuseks ütleb ta, et peab kõigepealt välja selgitama, miks on elekter meil kallim kui Soomes. See tähendab, et Eesti on juba 13 aastat elektriturul, kuid valitsus ei tea, kuidas hinnad kujunevad. Kas teie arvates on see normaalne? Esiteks. Ja teiseks, võin vihjata, börsihindu kujundavad spekulandid. See tähendab, et Eesti rahvas maksab kinni kellegi ülikasumit. Kas olete kindel, et sellist börsi on Eestile vaja? Aitäh! Aitäh! Ma oskan teile ka soovitada seda, mida ma võib-olla pakkusin siin kolleegidele, et kui te võtate Delfi lahti, ma arvan, seal oli Andres Suti lugu, mis puudutas võrdlust meie energiahindu teiste riikidega. Seal on, minu meelest olid seal ka kaunis head graafikud, kui te sealt ei leia, ma võin enda omast jagada, siin on ilusti joonised olemas. Et Läänemere äärsete riikide keskmine elektri hind, see on võetud siis selleks võrdlusbaasiks, et kus me siis selles asume. Ja väiksema tarbimisega 2,5 kuni 5 megavatt-tundi aastase tarbimisega kodutarbija lõpphinnas me oleme siin kandis hinnalt oluliselt tagumises otsas, et Leeduga koos on meie hind kõige madalam sellise tarbimismahuga Läänemere äärsetest riikidest, siis ma mõtlen Leedut, Eestit, Poolat, Rootsit, Lätit, Soomet, Taanit. Siis keskmise, kui ma vaatan keskmist sellist hinda või keskmist tarbimise gruppi, siis 200 kuni 499 megavatt-tundi aastas, igaüks saab siis ise vaadata. Äritarbija lõpphinnas me oleme ka tagumises pooles. Rootsi, Soome on meist siin tagapool, siis oleme meie ja meist kallimad on Taani, Läti, Leedu ja Poola. Ja 70 kuni 150 gigavatt-tundi aastase tarbimisega elektrihind, siis see on aastast 2024 statistika, oleme me ka Läänemere äärsetest riikidest keskmised. Soome, Rootsi, Taani on, Soome, Rootsi on kõige väiksem, aga Taani, Eesti, Leedu, Läti on enam-vähem, aga me oleme tagumises pooles ja Poola on kõige kallim. Nii et ma ei tea, kes teile ütles, need samad joonised koos kulukomponentidega minu meelest on ka kuskil avaldatud ja kui ei ole, saan hea meelega jagada. Et
siin on kenasti välja toodud ka, millistest kulukomponentidest nad koos on. Et jah, öelda, et energeetikutel ei ole ülevaadet sellest, kuidas need hinnad kokku saavad või millistest kulukomponentidest nad kokku käivad, ei ole õige või on siis teile jäänud väärmulje, et nendest kulukomponentidest on ülevaade kenasti olemas. Börsist endast, me siin veidi rääkisime, et börsist on sellest Nord Poolist on ka palju kirjutatud. Ma ütleks niimoodi, et kui inimene soovib endale fikseeritud paketti võtta ja õnneks turul neid pakutakse palju ja võib-olla tuleb valida siis nagu võimalikult soodne ajahetk endale selle fikspaketi võtmiseks, siis ta saab selle fikspaketiga endale fikseeritud hinna, et ta ei pea kuidagi sõltuma sellest börsi hinnast. Nii et 70% inimesi on juba seda teinud ja nad on endale fikseerinud hinna, nii et siis ei ole sellest börsist ka kinni. Aitäh! Suur tänu ja Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja no ma kõige enne pean vastama. Esiteks, see, mida ma rääkisin Andres Sütist ja Soome elektri hinnast, see oli otsene tsitaat ERR-ist. Seda ma ei mõelnud välja. Teiseks, fikseeritud paketid on ka kallid just sellepärast, et keskmine börsi hind on kallis. See on vastus. Ja nüüd on järgmine küsimus. Tuuleparkide koguvõimsus Eestis on 710 megavatti. Kõige külmematel päevadel andis kõik meie tuulepargid kokku 1 megavatti ehk vähem kui 1% oma võimsusest. Selle tulemusel tõusid hinnad lakke. Kliimaministrilt küsiti, kuidas hindu alandada. Vastuseks teatas ta, et tuleb ehitada veel rohkem tuuleparke. Kas olete kindlad, et teie minister saab aru, millest ta räägib? Võib-olla selgitate, miks roheenergia meie kliimas ei taha toimida? Aitäh! Jaa, hea küsija, ma proovin tõesti selgitada, et ilmselt kliimaminister oma väljaütlemistes oli napim ja ta oleks võinud ka eetrisse kõikega ei panda kahjuks, muidu ta oleks võinud ilmselt pikemalt seletada. Lugu on selles, et igal energia tootmisel on oma selline tootmiskarakteristikud, kuidas ta toodab. Näiteks maismaa ja meretuulepargid on erinevad. Tuuleolud on erinevad, tootmisvõimsused on erinevad, tootmisseadmed, tingimused, paljud asjad on erinevad. Isegi nad tunduvad samasugused, aga nad siiski on veidi erinevad. Päikseparkidel on oma tootmistsükkel, me seda saame kõik jälgida, teatud ilmaga, teatud päiksega, teatud nurgaga on see parem, teatud ilmaga kehvem. Ja nii edasi. Nii et taastuval on loomulikult oma koht olemas ja tänu taastuvale energiale oleme me saanud keskmist hinda, nagu ma ka enne kirjeldasin, aastatega 22, 23, 24, 25 kenasti allapoole. Ja keskmine hind ongi tulnud allapoole. Nüüd, kui te küsite külmade ilmade kohta, siis ütleme, et külmade ilmade puhul on lugu selles, et lihtsalt tuulepargi puhul ei pruugi alati tuult olla. Et kui te panete tähele, siis Eestis tihtipeale on nii, et kui väga külmaks läheb, siis tuult ka tingimata ei puhu. Ja sellepärast nad ei tööta või nagu pimedana ajal ei tööta ka päiksepark, mis on ka taas jälle täiesti loogiline klimaatiline olukord. Et siin ei ole isegi tegemist mingi keerulisema nagu vandenõuga, vaid lihtsalt, et klimaatilised tingimused on sellised ja teatud tingimustel teatud tootmisviisid töötavad. Et võrdlusena näiteks juhitavad jaamad võivad töötada igal ajal, igal viisil, kõigil on oma tootmiseripärad. Näiteks põlevkivijaamade häda on nende kallis hind, gaasijaamade puhul on hind juba madalam, aga siiski fossiilsete hind on kõrgem. Ja täna me oleme algatanud, mitte täna, aga hiljuti oleme algatanud tuumajaama eriplaneeringu, ka sellel on oma karakteristikud, aga lõppkokkuvõttes energias kõik taandub sellele, mis on mingi energiaühiku tootmise hind. Nii et sellest see pilt kõik kokku saab. Nii et kui te küsite, et kas taastuval energial on koht energeetikaportfellis, siis absoluutselt. See toob keskmist hinda allapoole. Ma arvan, et see on hea. Ja nagu ka toimetused tihti ju kirjutavad seda, et miks meil siis täna on näiteks kallis hind või mingil hetkel on hind kõrgem, siis kui taastuvenergiat ei tule võrku, siis hind lähebki üles. Nii et seetõttu et teie küsimus, ma arvan, osutab õigele kohale, et mida rohkem on taastuvenergiat, näiteks tuult puhub, seda madalam on ka meie energia hind, nii et
hoidke pöialt jah, et oleks rohkem selliseid tootmisi, mis suudavad toota seda soodsamat energiat, siis meil kõigil on lihtsam. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Jaa, aitäh, austatud peaminister. Mul on selline laiem küsimus, et ikkagi miks riik ei taha, valitsus ei taha võtta vastutuse selle eest, mis on siis elektri lõpphind tarbijale. Sest kui me vaatame, mis on kirjutatud omaniku ootustes Eesti Energiale, riigile kuuluvale ettevõttele, siis seal pole mitte mingit sõna konkurentsivõimelise hinna tagamisest, meie tarbijale mõistliku hinna tagamisest, vaid räägitakse eelkõige tulu toomisest riigieelarvesse. See on lausa esimene strateegiline eesmärk, esimene punkt, et teenida stabiilset dividenditulu. Ma kord tuletan meelde, et kelle arvelt siis seda dividenditulu kasumit teenitakse, meie tarbijate, inimeste ja ka meie ettevõtjate arvelt. Kuidas on võimalik, et see on esmane riiklik strateegiline eesmärk? Mitte see, et kuidas siis ikkagi riiklik ettevõte saaks meie inimestele, meie ettevõtetele tagada elektrit niiviisi, et meie inimesed ei peaks viimsegi sendi sellest ära maksma. Ja tegelikult seda teemat debatti on tõstatanud ka Eesti Energia endine juht Hando Sutter, kus ta on öelnud, et kogu energiapoliitika debatis on tegelikult väga vähe räägitud energia lõpphinnast tarbijatele ja kuhu me siis nende erinevate valikutega jõuame. Tema ütlebki, et meil on paigas praegu vastutused varustuskindluse, vastutus rohepöörde eest, kuid see, kes vastutab meil konkurentsivõimelise energia hinna tagamise eest, seda vastutajat meil täna pole. Ja seda vastutajat ei saagi olla, sest riik pole omanike ootustest seda isegi eraldi märkinud. Ja mul ongi küsimus, et miks see pole kujunenud esmaseks strateegilisest eesmärgiks ja eraldi märgitud omaniku ootustes? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Võib-olla aitab teil seda mõista, et Eesti Energia on üks ettevõtetest, paljudest ettevõtetest, mis müüb regiooni turule oma energiat. Tegemist on eraettevõttega, eraõigusliku ettevõttega. Energiapoliitikat kujundab siiski riik läbi oma erinevate arengukavade ja seesama ENMAK ehk energiamajanduse arengukava on võtnud hinna selliseks verstapostiks Läänemere äärsete riikide keskmise elektri hinna. Ja selle alla siis käivad 3 Balti riiki, Poola, Rootsi, Soome, Taani. Ja oluline ongi märkida seda, ja ma kordan ka teile, kuna te võib-olla enne seda ei kuulnud, et täna on see pilt umbes selline, see on nüüd aasta 2024 andmed, mul parajasti uuemaid ei ole, on 2,5 kuni 5 megavati tunnise aastase tarbimisega kodutarbija elektri lõpphinnas sellesama võrdluse vastu Läänemere äärsete riikide keskmine. Oleme meie sellest keskmisest allpool ehk Eesti väiksed tarbijate hind on soodsam kui Läänemere äärsete riikide keskmine. See on võetud selleks võrdlusaluseks. Läänemere äärsete riikide keskmine on umbes 26 senti kilovatt-tunni kohta, Eestis on see 22,5. Ja me oleme kõige soodsamad koos Leeduga. Meist kallimad on näiteks Poola, Rootsi, Läti, Soome, Taani. Lihtsalt tuua näidet. Nüüd sealt edasi minnes, kui te küsite, et kus me asume ja milline see võrdlusbaas siis on. 200 kuni 499 megavatise aastase tarbimisega äritarbija võrdluses Läänemere äärsete riikidega, mis on siis Eesti see võrdlusbaas, oleme me tagantpoolt kolmandad ehk siis tabeli endiselt soodsamas pooles. Meist soodsamad on Soome ja Rootsi, siis oleme meie ja meist kallimad on Taani, Läti, Leedu ja Poola. Ja meie hind on siiski 24. aastal siingi Läänemere äärsete riikide keskmisest allpool. See on see võrdlusbaas. Nüüd kõige suurem klass siis 70 kuni 150 gigavatt-tundi tarbimisega äritarbija elektri hinnas. Selle võrdlus Läänemere äärsete riikide keskmisega kõige soodsamad on Soome, Rootsi
ja siis tuleb edasi grupp juba, kus me oleme koos Taaniga, Leeduga ja Lätiga. Selles me oleme täpselt keskel, selles riikide arvestuses. Kõige kallim on Poola ja selles me oleme natukene üle Läänemere äärsete riikide keskmise. Nii et selle grupiga on siis vaja selles hinnabaasis veel tööd teha. Ja selle hinna eesmärgi siis määratlebki see sama ENMAK ja kõik need samad riigi erinevad energiakavad. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka tänane 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on energeetika. Urmas Reinsalu, palun. Härra peaminister, vaatan teid ja imestan kogu austuse juures. Ammuks te oligi, kui meil oli aasta tagasi, proua Kallas loeb süvenenult seal dokumente, koos kolmekesi oli, kus on sotsiaaldemokraatide toonane esimees, istusite maas aasta tagasi, ütlesite, teete energiakava Eestile, mis nägi ette siis nende miljardite maksmist meretuuleparkidele ja ühiskondlik nõutus, ettevõtjate surve, niisuguste täielikku riskantse energiaagendale sundis teid taktikaliselt tagasi tõmbama. Nüüd ma panen tähele, et te olete kirjutanud sisse uue finantsinstrumendi, mis selle aasta esimeses kvartalis valitsus kavatseb esitada, on meretuuleparkide rajamise finantsinstrument. Härra peaminister, avage parlamendile, milles see uus, nüüd te lähete uuele tüüdile välja. Te lugesite ette siin niisugusi suhtelisi mõisteid energia hinna nii-öelda madaluse kohta tahate ära tõestada. Kuulge, jaanuarikuus oli meil Eesti ajaloo nominaalhinna mõttes kõrgeim hinnatase Eestis ja veebruar tuleb kõrgem kui jaanuar. Praegu teie vastus on ainult, kui ma vaatan ka ENMAK-i loogikat, taastuvenergia põhine, te kõnelete siin seda, aga mu küsimus on, see on retooriline. Et miks siis oli, kui sellest taastuvenergia toob hinda alla ja pakub võimsusi, miks siis oli 66% väiksem tootmine jaanuaris versus detsember ja me näeme, et veebruaris on tootmismaht veelgi kukkunud. Et see kuidagi käib tagurpidiselt. Ja nüüd te räägite, lahendus on jällegi maismaatuuleparkide oksjon, dotatsioonid ja meretuuleparkide oksjon. Ja ma küsiksin teilt ka laiemalt selle kohta, et milline on siis Eesti valitsuse positsioon praegu ETS-süsteemi üle, kui me räägime ka laiemalt, üks on segadus meie enda rahvuslikus energiaturu loogikas, aga teine on ka Euroopa konkurentsivõime probleem energeetikas. Milline on valitsuse positsioon ETS-süsteemi reformimise üle, sest kirjalikud tekstid pärinevad alles aastast 2022 jaanuarist. Härra peaminister, andke aru rahvale, andke aru parlamendile. Mõtlesin, kes siin juhatab koos. Härra peaminister, palun, teie kord vastata. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea arupärija. Nii, mitu erinevat küsimust oli siin ja ma vastan neile ka järjest. Esiteks, loomulikult taastuvad toovad hinna alla, et sellest olete õigel teel. Hind on läinud aastate vältel 22, 23, 24, 25 madalamaks, kuna meil on uued tootmised. Ja ajakirjandus seda ka kenasti kirjeldab, vaadates nii Postimeest kui Delfit, et uute võimsuste tulemisel hinnad langevad ja tihti ka kirjeldatakse, kui on hinnatõus sinna juurde ka põhjusena, et näiteks parajasti taastuv tootmist on vähem. Nüüd, mis puudutab seda sama hinnaretoorikat, siis ma siiski meenutan ka seda, et meil on 25 aasta kõige külmemad jaanuar ja veebruar ilmselt. Nii et hoolimata sellest, et näiteks toasooja, mis mõnel arvel tõenäoliselt on näiteks siin piirkonnas Tallinnas suurem kui isegi elektriarve, ei ole tõusnud, siis me tarbime seda kogusena rohkem ja see meie arvel on suurem number paratamatult. Märtsist edasi kindlasti see on jälle kõik teisiti. Nüüd, mis puudutab energeetikat, siis jah, ma arvan, et te nüüd midagi ajate sassi või viitate Andres Suti poolt välja pakutud, aga seda on ka erinevates avalikes ülesastumises tutvustanud käendusmeetmele. Seda käendusmeedet, mida praegu arutatakse laiemalt avalikkuses ettevõtjatega, saab kasutada erinevate energiarajatiste tegemiseks, ka tuumajaama tegemiseks, kõigeks muuks.
Ja selle üle praegu debatt käib. Kui see valmis on, siis saab energeetika- ja keskkonnaminister seda kenasti ka tutvustada. Nüüd ETS-süsteemi juurde tulles, jah, mina koos teiste riigijuhtidega, muuhulgas ka Saksa kantsleriga, kes kuulub teile armsasse EPP gruppi, kes on ju olnud tegelikult valdavalt Tüüri juures kogu selle ETS-süsteemi loomisel, jõudsime sellisele positsioonile, et kuna selles süsteemis on palju spekulatiivseid elemente, siis me palusime komisjonil, mis Eesti vaatest on nagu valitsusel, palutakse erinevaid ettepanekuid esitada. Komisjon esitab oma ettepanekuid, kuidas selles süsteemis vähendada hinnakõikumist. Valikuid on erinevaid, väga palju erinevaid. Üks on, mis vähendaks ühikute hinnatõusu, teine on ühikute lisamine. Kindlasti on veel häid lahendusi selleks. Eesti energeetikas või vabandust, tööstuste energiahinnas ETS-süsteemi mõju muidugi on keskmisest väiksem, kui ma vaatan Euroopa keskmist nendel andmetel, mis me komisjonilt saime. Nii et aga ma ootan need ettepanekud ja analüüsi ära ja ootame ettepanekuid, kuidas selles süsteemis siis see volatiilsus väheneks. Aitäh! Aitäh! Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Ma ei saanud aru, härra peaminister, kogu austusega, et kui ma loen valitsuse seda tegevuskava või tööplaani, et seal on kirjas, et meretuuleparkidele selle aasta esimeses kvartalis luuakse instrument, tullakse sellega välja. Ja minu küsimus oli, et järelikult kui tehakse mingisugune instrument meretuuleparkide arendamiseks, siis mu küsimus oli selles, et kui see valitsus kas naaseb nüüd selle meretuuleparkide arendamise juurde energeetikas ja milles see instrument seisneb. Et kui te olete pool aastat tagasi istuti targad mehed ja naised, leppisid kokku valitsuse koalitsioonileppe, ma tahaks siis aru saada, siis oli teil ju mingisugune eesmärk võetud, kui te selle nüüd olete lagedale toonud, et kirjeldage seda parlamendile. Ja nüüd ma siiski olen üllatunud, et te ütlete, et Euroopa Komisjon võiks välja pakkuda nii-öelda oma käsitluse siis ETS-süsteemi muutmisest. Euroopa Komisjonil on oma vaade. Aga ka erinevate liikmesriikide poliitikutel on oma vaade ja ka liikmesriikidel on oma vaade, nagu me näeme ka kommentaaridest, ükskõik millise poliitilise perekonna nad kuuluvad või oma riigi või energeetikapositsioone omavad. Et see ei ole mingisugune saladus. Ja nüüd on küsimus selles, aga mis on Eesti vaade, härra peaminister? Teie ei ole ju Euroopa Komisjoni ametnik, et siis te võiksite vastata parlamendile, Eesti ühiskonnale, et ETS-süsteemi töötab komisjon välja ja menetleb. Milline on teie kui Eesti valitsusjuhi seisukoht? Kas ETS-süsteem vajab reformimist ja millises kujul reformimist? Te ütlete, et ETS-süsteemil ei ole mingisugust suurt tähendust ja mõju praegu Eesti nii-öelda majandusmaastikul. Kuulge, kui me vaatame praegu jaanuarikuu energeetikat, siis ütleme, me võime areneda, mis tootmisvõimsused seal nii-öelda hinnatippe tekitasid. Aga tõsiasi on, et need olid pool sellest energeetika hinnast, kui me võtame seal keskmise hinna, mis oli siis jaanuarikuus, moodustas ju tegelikult ETS kaubanduse makse. Et seda on võimatu on ju ignoreerida seda käsitlust. Ja vaadake, miks see on oluline, härra peaminister. ETS-süsteemi pinnalt ja selle jaotamise pinnalt olete te üles ehitanud ka energiamajanduse arengukava, mida ei kooskõlastanud, ma tuletan meelde, tööandjate keskliit. Et need on põhimõttelised valikud Euroopa kogu energiaportfellis ja need on ka Eesti energeetika põhimõttelised valikud ja see algab sellest, et me ise suudame oma positsiooni määratleda. Milline on Eesti positsioon, härra peaminister? Teie aeg. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu juhataja. Mitu asja. Esiteks kõigepealt, jah, ma arvan, et te räägite endiselt sellest samast käendusmeetmest, millest Andres Sutt on rääkinud. See ei puuduta ühtegi konkreetset tehnoloogiat, selle alla sobib tuumajaam, mis tahes muu lahendus, et seda ta on ka varem ja avalikult kirjeldanud, seal ei ole mingit üllatust ega salapära. Teiseks, nojah, vaadake seesama teie poliitperekond ehk EPP, mille esindaja ehk Euroopa Rahvapartei, jah, on õige nimetus eesti keeles, mille esindaja on Ursula von der Leyen, ongi meile selle sama ETS-süsteemi loonud, nagu te ütlete, mida tuleb reformida. Ja kui te küsite, et kas seda tuleks muuta, mina küll arvan, et selle spekulatiivsust tuleks vähendada. Loodan, et te vestlete oma poliitperekonnas selle sama süsteemi, mille te olete loonud ja nüüd heaks ei pea muutmise kasulikkusest, sest ma mäletan, et kui ETS 2 ehk selle uuema süsteemi ettepanekutega tuldi, siis mina vist olin üks 4
ma olen 4-5 võib-olla peaministrist, kes ütlesid, et igal juhul tuleks edasi lükata ja ära tühistada, kui võimalik. No alguses Eesti ajakirjandus, ma mäletan, siin oli inimesi, kes arvasid, et see ju teil ei õnnestu, teid on nii vähe, õnnestus, lükkasime edasi. Tõenäoliselt lükatakse veel edasi, südamest loodan. Ja võib-olla jääb ka ära. Edes ühte, samamoodi nagu ma kirjeldasin, eesmärk peaks olema seal spekulatiivsust vähendada, etteaimatavust suurendada ja ma ütlen, et nii-öelda Euroopa keskmisega võrreldes meie tööstusele selle mõju on keskmisest väiksem, aga see ei tähenda seda, et sealt ei tuleks spekulatiivsust välja võtta ja seda tõusunurka täpsemalt prognoosida. Aga seal ma ka ei üllata kedagi selle seisukohaga, nii et ma pigem olen üllatunud teie teeseldud üllatuse üle. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Lõpetan täpsemalt siis selle küsimuse menetlemise, aga Urmas Reinsalu, teil on käsi püsti. Küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Vaadake, härra spiiker, ma tahaksin nüüd seda olukorda, mis kujunes välja, täpsustada. Peaminister vastas mulle, aga tavapärane on, me esitame küsimusi ja saame siis valitsuse esindajalt vastuse, meeldib see kellelegi või mitte. See on reaalsus. Teema raames. Ja teema raames, just. Ja see on siis tegelikult ju ka vastaja hinnata. Aga nüüd oli mul hoopis olukord tagurpidine. Peaminister, kui ma palusin talt kirjeldada Eesti riigi positsioone, ei suutnud seda teha, aga andis mulle korralduse, et mina peaksin rääkima Ursula von der Leyeniga ja Eesti positsioone siis väljendama. Ma võin öelda, härra peaminister, ma olen rääkinud Ursula von der Leyeniga, väljendanud siis Isamaa erakonna positsioone, mis on ETS-süsteemi reformimise kohta. Aga milline see mandaat mul nüüd oli, härra peaministri poolt antud, et kui tema ise ei ole võimeline Eesti positsioone välja kujundama, kas mul on siis mandaat nüüd ka valitsuse nimel praeguse, tõsi küll, veel ametis oleva valitsuse poolt teha, et kuidas ma peaksin, härra spiiker, tõlgendama peaministri antud niisugust juhtimissuunist, et seda korrektselt ellu viia, mitte ületada volitusi. Et kindlasti retooriliselt väga oskuslikult esitatud protseduuriline küsimus, aga see väljub jätkuvalt selle istungi protseduuri raamidest. Et mõlemat pidi see kindlasti kõlas väga põnevalt ja retooriliselt, aga see kindlasti ei olnud küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aga liigume edasi. Tänane 8. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on samuti energeetika. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea minister. Teie erakond on peaministri portfelli kandnud nüüd juba 5 aastat ja energeetikaministri oma 4. Aga kui me vaatame valitsuse energiapoliitikat, siis minu arust see laperdab ja see mitte ei laperda mitte ainult minu arust, vaid me näeme selle poliitika tulemusi. Ja strateegilises juhtimises nimetatakse seda lahustunud fookuseks ja see on kindel retsept läbikukkumiseks. Eile Delfi energiakonverentsil väitsid nii Utilitas kui ka Eesti riigiettevõtte Enefit, et nad eelistaksid rajada tuuleparke Eestisse, kuid planeeringute aegluse tõttu liiguvad investeeringud Leetu. Samal konverentsil viitas Timo Tatar, et lõpptarbijale konkurentsivõimelise elektrihinna saavutamiseks on vajalik jõuda 70–80% taastuvenergia osakaaluni turul. Palun loetlege, milliseid konkreetseid seadusandlikud ja halduslikud sammud kavatseb teie valitsus astuda, et kiirendada tuuleparkide planeeringuid ja vältida olukorda, kus Eesti kaotab strateegilised energiaprojektid naaberriikidele. Aitäh! Ja aitäh, hea küsija. Kõigepealt selle mitteprotseduurilise kohta üks lause, et meil on positsioonid olemas, me oleme palunud ETS-süsteemi üle vaadata. Urmas Reinsalu peab oma rahvapartei sees, kes selle süsteemi loomise juures kõige mõjukam olnud, vestlema, et miks see nii läks. Nüüd tulles tuuleparkide ja muude asjade juurde, et selleks, et neid tuleks ja lihtsam teha oleks, tuleb muuta planeerimine võimalikult lihtsaks. Erinevaid planeeringu muudatusi, mis puudutavad ka energeetikarajatisi, ka kaitserajatisi, me esitame. Ja põhiline, ütleme nii, et mul on ka üsna selline korralik tabel selle kohta, kuidas ma vaatan, et kuidas nende rajamine edeneb erinevates omavalitsustes. Tunnistan, et ilmselt seesama konservatiivse tiiva võitlus tuuleparkide ja soodsama energia ja uute tootmiste vastu omavalitsustes on olnud päris hoogne, sest kui ma vaatan
omavalitsusi, kus tuuleparke peaks ju rajatama ja kes planeeringuid läbi viivad, siis paljudes kohtades, kus ma näen, et näiteks Isamaa koos EKRE-ga vaatan järjest, mõnes on Isamaa koos valimisliiduga ja nii edasi, või siis on valimisliit ja teised erakonnad, mõnes on isegi Reformierakond õnneks vähemuses, et need on üldiselt kõik negatiivselt meelestatud ja väga palju seisavad. Positiivselt meelestatud omavalitsusi siiski on ka päris mitu, päris hulga, kus on lootust, et tuleks taastuvenergiat juurde. Miks ma sellest räägin? Räägin sellepärast, et nende tuuleparkide rajamise teel tihtipeale on just see, mis puudutab kiiremat planeerimist, kiiremat planeeringute menetlemist. Ja ma räägin seda selle tagamõttega, et kui meil tulevad ettepanekud, mida te küsisite, et kuidas planeerimine muutuks lihtsamaks, siis aidake sellele parlamendis kaasa, mitte ärge visake sellele kaikaid kodaratesse, sest mida lihtsam on planeerida, seda lihtsam on võimalik ka, seda kiiremini saab rajada erinevad taastuvenergia objektid, aga nagu muud olulise mõjuga ehitised, mida me vajame. See kindlasti on üks osa. Teine osa on erinevad vähempakkumised. Needsamad vähempakkumised on planeerimisel, mis puudutab tuuleparkide tulekut, aga nagu ettevõtjad ka ise võivad öelda, nad on ka avalikult öelnud, et isegi kui nad on osalenud eelmistel vähempakkumistel, siis tihtipeale on olnud nii, et omavalitsustes planeeringute menetlemine ei ole üldse läinud selle kiirusega, mida nad on oodanud. Nii et ma arvan, et eks seal on see põhiline kitsaskoht tegelikult, kui te küsite, nii et planeerimine tuleb lihtsamaks teha ja teil on siin oma võimalus ja roll. Aitäh! Ja Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, hea juhataja, hea minister. No selle valitsuse tegevusetusega tegelikult, mis toimub Eesti energiapoliitikas, olete te nendele poliitmoosekantidele ise nende veskitele vett juurde valanud. Aga minu küsimus on tegelikult järgmine, et kuna Eesti energiapoliitilised otsused on Eestis valdavalt tehtud meeste poolt ja homogeenses ringis sündinud otsused kõigi näitajate lõikes pole ilmselgelt edule viinud, siis küsin, eile te osalesite Delfi Meedia energeetikakonverentsil, kus ka teie laval astusite ja seal oli esinejateks 25 meest ja 1 naine. Kas te kaalusite sellisel koosseisuga konverentsi boikoteerimist või tegite vähemalt siis korraldajale märkuse naiste vähese kaasatuse kohta? Ja siis teine küsimus veel, et siin paar nädalat tagasi ma küsisin soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise ühendseadusega venitamise kohta, kuna teie enda minister Liisa-Ly Pakosta on siin samas Riigikogu saalis väitnud, et see ei ole selle valitsuse prioriteet, siis te lubasite toona, ütlesite, et te ei saa küll kinnitada, et võrdõiguslikkuse teemat teie valitsuses oluliselt pole ja ütlesite, et küsite järgi Pakosta käest, et mis seis sellega on. Et siis ma küsingi, et kas te küsisite ja mis te saite vastuseks? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Ma olin nüüd vahepeal ise sõidus, aga homme ma näen Liisa Pakostat, loodetavasti, kui tema sõidus ei ole. Nii et ma kindlasti vestlen taga. Teiseks konverentsi kohta, ma arvan, et see pilt, mis teil seal lehel oli, see oli vist eelmise või üle-eelmise konverentsi pilt, kus ma ekspertide paneelis osalesin. Et seekord jah, ma tegin seal avasõnavõtud ja läksin tööle tagasi. Aga osalejate arvu ja soolist kuuluvust ma tõepoolest ei tea, aga ma olen kindel, et selle korraldajad võtavad vastu erinevaid soovitusi, et seda teiseks. Kolmandaks, minu esimene valitsus oli Eesti ajaloos esimene valitsus, kus oli mehi ja naisi pooleks. Et ma arvan, et nii see peakski olema, kui vähegi õnnestub. Neljandaks, koalitsioonipartneriga me teeme neid otsuseid koos ja need ei ole kuidagi ainult mehised otsused, et me peame omavahel siiski kokkuleppele saama, et need otsused tehtud saaks, et kui nii võib öelda. Viiendaks, seda, mida te nüüd siin räägite valitsuse tegevusetusest, see pole nii ammu viimati, kui ma mäletan veel sotsiaaldemokraate sellest valitsusest vist selle kevadeni, eks ju, nii et eks te peate veidi mõtlema, mis see siis täpselt on. Pärast sotsiaaldemokraatide lahkumist me oleme energeetikas teinud näiteks otsuse tuumajaama eriplaneeringu algatamisest, mida oleks Eestile vaja ja mis kindlasti on puhtama energia poolel kui põlevkivi ja fossiilid, nii et pigem peaksite seda toetama ja rõõmustama. Ja planeeringute muutmine
millest ma ka enne rääkisin, ja planeeringute lihtsam tegemine on kindlasti oluline, sest see võib tunduda triviaalne, see võib tunduda normatiivne tegevus, aga väga palju Eesti inimeste ja ettevõtjate puhul on see teemaks, kuhu iganes ma lähen, öeldakse, et me tahaksime oma asju kiiremini teha, meil on huvi investeerida, meil on huvi teha erinevaid asju, aga planeeringud ei liigu tihtipeale kohalikul tasandil. Ja eks me nägime ju, kohalikel valimistel oli ka neid, kes otsustasid tuulikute juurde sõita ja tuulikutele needust peale panna, nagu me mäletame. Et meile siin võib tunduda see kõik humoorikas, aga kahjuks selliseid asju on. Aga samas Eesti ju vajab soodsamaid tootmisvõimsusi. Ega ilmaasjata ajalehed ei kirjuta muidu, et kui energiahind üles läheb, siis sellel ajal meil parajasti tuul ei puhu või päike ei paista. Kohe kui päike paistab ja tuul puhub, läheb energiahind jälle alla. Nii et need on need asjad, mida oleks vaja teha. Aitäh! Aitäh! Ma näen, et Züleyxa Izmailoval on käsi püsti, aga ma võtan enne Jaak Aabi küsimuse ära, et siis lõpus tegeleme protseduuriga. Jaak Aab, palun lisaküsimus. Tänan, austatud esimees. Kui me räägime siis elektritootmisvõimsustest, mõned numbrid ju, mis ei valeta, on sellised, et üle-eelmine aasta me importisime umbes kolmandiku Eestis tarbitud elektrienergiast aasta jooksul. Eelmine aasta minu teada on see kuskil juba 40%. Ja tegelikult see perspektiivne vaade on selles, et võib-olla siin mõningate aastate pärast ei ole isegi küsimus enam hinnas, vaid varustuskindluses ja elektrienergia kättesaadavuses. Sest meie regioonis siiski väga palju on kuulda investeeringutest, ka energiamahukatest investeeringutest, kui me räägime Rootsis ja Soomes, kus siis praegu läbi linkida ju meil ikkagi seda täiendavat energiat tuleb ja mis ka hinna hoiab küll teatud määral siiski ohjes. Aga ilma uute elektritootmisvõimsusteta me kaotame lihtsalt ka naaberriikidele, konkurentidele siin, sest eks ta endiselt on soodne rajada tööstusi, isegi mitte väga energiamahukaid tööstusi, nendesse kohtadesse, kus on elektritootmisvõimsus, olgu see tuulepark, päiksepark, osta läbi otseliitumise fikseeritud hinnaga elektrit näiteks. Ja seda on näidanud ka praegune praktika nii lähiriikides kui maailmas. Et praegu kipuvad need investeeringud esialgu just energiatootmisvõimsusteks, nii nagu räägivad siin Utilitas või Enefit Green või Eesti Energia, eks ju, et nad praegu saavad paremini teha neid investeeringuid siia Lätti või Leetu, kes on nagu kiirendanud seda protsessi kõvasti. Soomes on juba 9000 megavist tuuleparke. Et miks siis ei ole saanud me teha neid otsuseid, mis ikkagi on valitsuse vastutus, on nende ministrite vastutus, te ise olite kliimaminister. Miks need asjad meil nii palju toppavad? Võib rääkida küll sellest tuulikusõjast, mis siin on kohalikes omavalitsustes, aga lõpuks on see riigi vastutus. Leevendada neid mõjusid, minna edasi ja tuua need tootmisvõimsused turule. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Ma arvan, et selles küsimuses oli paar päris head viidet. Et esiteks see teie viide sellele, et me päris hulga energiat impordime, on päris oluline. See mulle tundub, et erinevate debattide käigus, eriti just neil, kes kipuvad rääkima, et raiume need ühendused läbi ja neid ei ole vaja, kipub ununema. Sest kui meil neid ühendusi ei oleks ja muusi ühendusi ei rajaks, siis me peaksime tõenäoliselt esimese asjana ära otsustama, millised omavalitsused, millised asulad, millised ettevõtted me siis esimesena sellesse pimenduse nimekirja paneme. Nii et ma arvan, et see oli hea viide ja seda tasuks nendes debattides ka tihemini meenutada, et meil siiski on ühendusi vaja, et hoida energiat võrgus. Teiseks, otseliini viide on ka kohane, et ega siis otseliini rajamist ettevõtjad kasutavad. Siin erinevate rajatiste puhul on isegi debateeritud selle, et omal ajal ta sai vist 6 kilomeetrit tehtud, et ta võiks olla pikem, on 15 räägitud. Ja ütleme nii, et kõik on arusaadav ja mõistetav. Nüüd tootmiste rajamisest. Ma ütleks nii, et see, mida ma mainisin ka teie kolleegile Züleyxa Izmailovale vastates, et
ega meil on planeerimine nii seatud, et omavalitsusel on siiski ülesanne oma territooriumil planeeringud ära teha. Me püüame seda planeerimist teha loomulikult kiiremaks ja lihtsamaks. Ma siiski meenutan, meil on nii palju erinevaid kaasusi Eestis. Ja ma arvan, et see on hea debatt, seda debatti tuleb pidada ja siin parlamendis mina pigem paluks, et vestelge ka oma kolleegidega, ka sotsiaaldemokraatidest, kui me järgmine kord tuleme ettepanekuga planeerimist lihtsamaks muuta, toetage seda. Sest vastasel korral me oleme sellises olukorras, kus me arutame, et me ei saa Nursipalu laiendada, ehkki meil on vaja julgeoleku jaoks Kaitseväel harjutusi teha, sellepärast et kõik küllap leiavad hea põhjuse. Või siis me ei saa rajada tuulikuid, sellepärast et on põhjused. Ja ma austan selle juures väga nende inimeste muret, kes ütlevad, et nad ei taha oma kodu lähedale, sest nad päriselt elavad seal. Aga mis mind valvsaks teeb, on just need samad sellised, kuidas ma ütlen, nii-öelda sisse rännanud tegelased, kes käivad igal pool erinevatel sündmustel kohal ja korraldavad neid protestiaktsioone. Ainult ühe eesmärgiga Eestit lõhestada. Ainult ühe eesmärgiga. Ja samasugust debatti, ma eeldan, hakkab tulema ka järgmiste sammudega. Seesama tuumajaama nii-öelda võimalus on ju tegelikult suur puhas energiavõimalus, üks võimalustest palju. Kindlasti tuleb uusi tuuleparke, ettevõtjad näevad nendegagi vaeva investeeringutena, kindlasti ka nende juures tuleb. Et ma arvan, me peame ühiskondlikult ka ise tajuma seda, et võib-olla teinekord, kui küsitakse, kas reeglid peaksid olema lihtsamad, et asjad liiguks kiiremini, äkki nad võiksid seda olla. Ja valitsuse poolt tulevad planeeringute lihtsustamise ettepanekud. Ma loodan, et te siis peate ka meeles seda debatti, mida me täna pidasime. Aitäh! Aitäh, sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise ja nüüd Züleyxa Izmailova, teil on käsi püsti, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Jah, hea istungi juhataja, mul on teile suur palve, rääkige palun siis näiteks hiljem peaministriga ja paluge talt, et ta räägiks ausalt ka siin Riigikogu ees, et need on faktid. Tema avas eile energeetikakonverentsi, kus esinesid 25 meest ja 1 naine. Ja ka see on fakt. See dokument, Eesti energiamajanduse arengukava võttis vastu siis Reformierakonna juhitud valitsus ilma sotsiaaldemokraatideta, ei saa süüdistada kõiges, mis on halvasti teisi. Palun rääkige selle inimesega, kes on täna meie peaminister, et ta oleks aus. Ma ei saa seda kuidagi lugeda protseduuriliseks küsimuseks, et neid küsimusi ja seisukohti te saate siin esitada Riigikogu saalis, teil on võimalik esitada ka kirjalik küsimus, arupärimine, kõik need võimalused on teil olemas, aga kindlasti istungi juhataja ei saa olla siin sõnumitooja ühel või teisel moel, et seda peate ikkagi kõik Riigikogu liikmed ise tegema, aga ma tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja Riigikogu liikmeid aktiivse osaluse eest tänases infotunnis ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.